siis esimene see seeria Selle, 2 nälgivat turistidest päästivad, rändivad elu. Igast tere kõigile, siin on The Aesthetic Project. Miks ma praegu seda videot teen, on see, et ma lihtsalt elu on viimasel ajal nii kiire, et ma ei jõua neid Rasv põleb seeriaid nagu nii tihti teha, kui ma tahaksin. Ja seega kasutame igat võimalust ära, kus meil on nagu midagi öelda. Isegi kardioaeg. Jah, et täna on meil siis, kõigepealt võtame natuke tagamaad, et me oleme Taneliga nüüd teinud 1,5 nädalat vist või? Sellist väikest linnalaagrit. Nädal ja 4 päeva. Et Tanelil algas puhkus 3 nädalat ja siis me leppisime kokku, et kui me mõlemad prepime, et siis teeme natuke koostööd, et teeme koos trenni ja selliseid muid seonduvaid asju nagu poseerimine ja siuke formcheckid ja jagame muljeid ja emotsioone. See on põhiline. Emotsioonid on põhilised, mis välja löövad prepi ajal. Et just täna ongi, meil on rest day, aga see ei tähenda, et me kodus teki all šokolaadi sööme, vaid kell 10 sööme Spartas kokku. Tegime väikse poseerimise, mille ma panen poseerimise klipid ka, et näete natukene, et olete füüsiika update'i küsinud. Et panen nii enda oma ja kui Tamme lubab, siis panen Tamme oma ka. No vaatab seda. Et võib-olla hoian nagu saladus, vaatame. Vaata, mis saab olla. Panen musta kasti, vaata, et ta näinud su pea välja. Vot, ja siis nüüd hakkasime vaikstama seda aeroobset osa tegema. Eelmine rest day tuli meil mingi 25 000 sammu. Jah, umbes täpselt. Midagi sellist, et praegu mingi 5 000 all. Ja siis võtsime kerge kohvi, sest et olgem ausad, et ilmad on külmad ja halvad. Ja kui sul pole enam seda pekikihti ka nagu peal, siis on nagu ekstra külm. Seega külm kohvi on siuke väga teretulnud. Ja mõlemad on päästed siis. Ai, sina said 3 tükki šokolaadi. Ma sain 3 tükki šokolaadi. Ma jõin koore kohvi, et seal on ka mingi kilokalaarsus on olemas, aga põhimõtteliselt nagu sellist hommiku sööki või söönud. Me tegime nii-öelda selle trenni ära, lähme Nõmme turule ja siis vaatame sealt, kas mingid lihavalikut ja puuvilja sortimenti. Just. Et selline täiesti selline, sa ei saagi nüüd kaaluda mõõnu, mida sa teed, kuidas need kirja paned kõik, sest sina kaalud kõike. Jah. Ei, aga ma lasen tädil ära kaaluda. Ja tädi kaalub ära. Südamikud, värgid, särgid, läheb viid südamikud tagasi pärast. Ei, aga MyFitnessPallis on ploom ja on ploom kiviga. Okei. Seal on vahe sees. Selge. Aga jah, meil ongi erinevad siis erinevad lähenemised, kuidas nagu preppida, et mina ei loe midagi. Saan kõike süüa siis, kui tahan. Kõike. See on siuke kergelt jutumärkidega. Ja siis Mikk loeb, arutab, paneb kirja, annab ette treenerile vajadusel. Jah. Põhimõtteliselt 2 täiesti erinevat maailma, aga see ongi huvitav. Eesmärk on sama? Eesmärk on sama ja nagu isegi kuna meil ei ole meil nagu suhtume põhimõtteliselt, vahest on raske leida nagu ühte asja, me nagu samal nõul oleme. Võib-olla mingid filosoofilised pseudo asjad. Ja üldiselt ongi, et meil on väga erinev lähenemine. Aga see pole isegi üldse halb asi tegelikult. Ei ole. See on pigem just hea asi. Minu arust me oleme võtnud snitti üksteiselt mõlemad. Mina ei loe midagi ja kummutan sisse mingi tohutult koguseid nagu juurvilja ja vaatasin, et sul hakkas ka meeldima. Mul hakkas ka meeldima, jah. Et sa iga õhtu ikka teed oma poolkõva juurvilja praegu. Juurvilja on jah siuke asi, et ma eriti off-season ajal lihtsalt isegi mul ei lähe tomatega kurka alla, kui aus olla. Aga nüüd siuke kilo juurvilju ühe korraga. Super hea. Meil on siin mingi 2 tundi on aega siin põhimõtteliselt vist. Kaua me teeme ka, 2 tundi kindlasti. Et me paneme siin vahepeal kaamera kinni ja lahti ja siis vaatab. Et ühesõnaga nüüd backstory't teate ja äkki järgmine kord räägime elulistel teemadel siis, kui me oleme Nõmme turul. Varst saab süüa, siis läheb mõte lahti.
rääkisid üldse eesmärgist, nagu miks kulturismi tehakse, onju. Ja siis meil tuli jutuks see Paavo, Peeter. Jah. Et miks ta ei võistle, et aga ta on nii hea, et ta võiks võistelda. Siis ta on hea füsiik, jah. Jah, tal on väga hea füsiik. Kunagi ma arvasin, et Peeter paneks juunioris lavale ja siis ta oleks nagu sina, vaata, lihtsalt astub lavale, paneb kõik kinni. Maad on. Nüüd ta enam vist ei ole juunior. Ja, aga lihtsalt, ta vist, ma arvan, et ta minu vanun ongi. Jah, ta olete vist sama vanad, jah. Pluss, miinus. See on hea eesmärk ka, vaata, või see on hea point, et miks juunioritena ma tulin nagu teistest nagu üle pea, kuigi ma alustasin suht hilja ja ma alustasin 18. Ma olin 18 lõpp või 19, ma alustasin nagu tõsiselt selle trenniga, mis oli mingi 3 korda nädalas. See tõsiselt on ka, et see ei anna võrrelda, mis siis oli, mis praegust on, et ma läksin lihtsalt trenni sõpradega peale tööd ja nii oli, et praegu on niisugust kava eesmärk 5 päeva käin trennis ja toitumine on kontrolli all. No ilmselt see periood, kus on nii-öelda see nuuk gains ja kui sul on nagu selline tõeline eeldus selleks spordialaks, siis nagu ükskõik mida sa teed, kas teed 1-2, siis keha allub ja sa saad suht varakult aru, kas nagu tuleb või tule, vaata. Sest et nagu paljud vennad on mingi 19, 20, on nagu 3 aastat korralikult liftinud ja siis arvavad, et teevad mingeid X asju nagu täiesti mingeid, metoodiliselt nagu ebamõistlikku selle vanuse kohta, kuigi neil on nagu see prime years, et kasvada üldse. Sest et kui sa oled 19, 20, teed kõvasti trenni ja siis kui sa ei kasva ja see on nagu see küsimus, et nagu millal sa kasvad, et nagu su prime years üldse kasvamiseks on mingi kuni 25-ni, sealt edasi tuleb siuke veits. Seal on ainult siukene vormiparandus ja lihas, see on ka loomulikult 25 kuni 35 sul nagu lihas nii-öelda muutub nii-öelda visuaalselt paremaks, ta läheb selliseks kreinimaks ja ma ei tea, detailsemaks läheb rohkem, et vahest vaatadki, et nagu, ma ei tea, inimene on 25 või 20 seal vahemikus, jõhkralt suur näiteks, isegi teeb mingeid aineid, aga sa näed, et lihtsalt see on siuke baby muscle, see on siuke pehme ja soht, vaata, olgu, et on kuiv, on ju. No see on ka see, et nagu Ott on teinud, vaata järjest, nagu ma ei tea, mitu hooaega ta on teinud järjest, tal ongi see, et kuna ta hoiab oma rasvaprotsenti nii nagu mõistlikult, siis see kreini ja siuke lukk, nagu ta tuleb välja nagu alati, vaata. Näiteks mul reie taga praegust lihtsalt on selline stubborn rasv ja seal on see rasv on seal kinni, et ma arvan, et see mul läheks paar hooaega, et sellest nagu välja tulla, et sealt see ka lõpuks ära kaoks, et enne kui me nüüd seda klippi alustasime, me rääkisime Peetrist. Ma tean, et Peeter kindlasti vaatab seda videot. Ma loodan, et sa vaatad. Et me lihtsalt arutasime seda, et miks mõnel, kellel on nagu väga hea füsiik, et miks ta ei võistle ja miks nagu teised võistlevad. Et see ongi tegelikult see spordiala, ta on ise nii imelik. Selline tõesti veider ala, mingis mõttes haige ala. Et mõni inimene lihtsalt tahabki tegelikult. Seal on väga palju mingit subkultuure, kuidas seda spordiala nagu täpselt, võtta. Et need ongi, et üks kultuur ongi need nagu, kes tahavad võistelda, teised tahavad lihtsalt nagu head välja näha ja nad näevad võib-olla vahest paremad välja kui kulturistid. Aga see ongi jah selline, et miks, et ühesõnaga kokkuvõtvalt, et Peetril on vinge füsiik. Jah, aga selle jutuga üldse, milleks kui ma tahtsin selle jutuga jõuda, oli see, et inimesed nagu hakkavad valmistuma ja sa tahad seda ülikiiresti saada. Ma ütlesin, miks nagu ma tulin hea vormiga lavale. Et mina tegin lihtsalt trenni enda jaoks. Võib-olla seal esimesed nii-öelda, ma ei tea, trennis käimised, see mõte nagu tuli mitte enesekindlusest või selle puudumisest. Ma ei ole kunagi olnud selline, et ma hullult nii pelgaks ennast, aga lihtsalt, et parem välja näha ja siis ma hakkasin aastaid seda rauda taguma. Ja mina sattusin laval täiesti juhuslikult, et käisin trennis ja siis Taavi Kovit võttis mul umbes särgist kinni, et oot, miks sa laval ei ole, miks ma umbes näinud laval on ju. Ja siis ta sai teada, et ma olen veel juunior, siis ta ütles, et sa pead lavale minema, sest muidu läheb mingi teine vend lavale, arvab, et on kõige parem. Aga sina lihtsalt oled mingi kodus soksi ja vaatad mingi 9-0, 2-1-0 on ju. Et see oli, kuidas mina jõudsin lavale, et ma olin mingi 3 aastat vist teinud. Ja ma jõudsin lavale just nagu õige aeg, kui ma olin lava küps nii-öelda. Mitte, et ma ei kiirustanud, mitte, et ma tahtsin järgmine aasta lavale saada. Võtsin kähku 5 eurise toitumiskava, 5 eurise treeningkava.
ja siis 5-eurose personaaltrenni. 5-eurose personaaltrenni ja siis seal aasta lõpus tegi mingi räige crash diet'i lihtsalt. Et seal nagu see ei vii sihile, see ei tooda head tulemust ja see on ka põhjus, miks nagu tõenäoliselt ka sellel Peetril on hea füsiik, on ju. Et ta esiteks ta ei ole neid nii-öelda neid cut cycle'id teinud, on ju, mis ta ei pruugigi olla just kõige optimaalsem viis, on ju. Ideaalis on ikka 5 aastat maintenance, üle maintenance'i ülivähe ja seal tuleb selline 20-25 eluaastat, sealt tuleb selline põhiline kasv, selline, ma arvan, mingi 95%, 90% nagu siis lihasmassi, mis üldse suudad naturaalselt nagu saavutada, tuleb seal ära. Et edasi on juba ainult selline kvaliteet, see kvantiteet on selleks ajaks nagu ära lõppenud juba. Muide, fun fact, ma olen seda spordiala teinud 4 aastat, umbes 4,7 aastat ja ma olen sellest perioodist olnud defitsiidis umbes 2 aastat. Et noh, mida sa ootad sealt? Jaa, täpselt, et nagu nüüd saad targem. Õnneks ei ole nagu täiesti lootusetult hiljaks, aga nüüd saad targem, et ei ole mõtet kiirustada. See kiirustamine võtab ainult nagu sinu siis, kui sul on mingi eesmärk, võtab ainult seda aega maha. Et siin sul läheb kauem selleni jõudmiseks. Noh, paljud võib-olla noored ka arvavad, et nad lükkavad kogu aeg sellist nagu vormi tegemist edasi või et ma isegi mõtlesin, kui ma saan 2 kuud, 3 kuud olla plussis, lihast ehitada, et siis ma arvan, et reaalselt see 2 või 3 kuud nagu aitab midagi. See on nagu tegelikult mingi massi saamiseks on nii mõttetu periood, et sa selle 2 ja 3 kuuga sa ei tee mitte midagi. Jaa, ongi sul mingid kehas mingid hormoonid ja kõik igased balansid ja värgid, mis sul seal on, et alles taastuvad näiteks, kui sa oled olnud defitsiidis pikalt mitu kuud. Et see keha alles hakkab taastuma ja peale seda on alles võimalus, et sul hakkad sellised nii-öelda head liftid tulema ja... Sa satud oma tsooni alles sellesse nagu mingi võib-olla pool aastat hiljem äkki, kus sa nagu stabiilselt suudad mingit arengut näidata ja nüüd üldse, et nagu teha mingit kvaliteetset parandust vormis. Ma usun, et nagu noorte puhul võib-olla see võikski olla nagu mingi 1,5 aastat, 2 aastat sellist kvaliteetset off-seasonit, kus vähemalt, mina tundsin ka, et mul läks kiireks. Ma võtsin ka endale 2 aastat praegust võistlust vajaks aega, see on nagu lennanud lihtsalt 50 päeva pärast on võistlused. Et see tundub nii absurdselt, ma mäletan alles, kui ma käisin laval ära, mõtlesin, et nüüd mul on 2 aastat aega, et nagu preppida rahulikult, lihast kasvatada. Aga ma läksin täiega üle võlli, see oli tahtlikult, see oli niimoodi, et ma kaotasin kontrolli ja siis sõitsin puusse. Läksin teadlikult üle võlli, ma tahtsin üle 100 kilo minna, läksin kuskile 103 kiloni. Ja nüüd ma pean võistlusteks alla tulema, et see on jälle üle 20 kilo pidin kaotama, seega pidin hakkama alustama preppi ülivara. Aga räägi üldse sellest oma praegusest sellest ettevalmistusest, nagu räägi nagu täitsa sealt punktist, kus sa hakkasid nagu üles minema ja nüüd kuidas alla tuli ajad ja kilod ja... Ajad ja kilod, et 2015 vist oli see hooaeg, kus ma võistlesin kevadel esimest korda Tartus ja siis võistlesin Salmes ka nädal või 2 hiljem. Ja siis oli kerge siukene mingi, ma ei tea, bulky maintenance tsükkel oli selle kevade ja sügise hooaja vahel nagu ikka. Et seal võib-olla, seal tõenäoliselt mingit lihaskasvu ega mitte midagi ei tulnud ega oodata ei olnud ka. Keha alles tuli võistlustest välja on ju ja uuesti juba dieeti sisse. Aga siis oli sügis, 2015 oktoober ja käisin laval ära, siis oli lavakaal oli 79 vist. See oli see võistluspäeva hommik, see konkreetne kaal seal, mis meil selle välja nagu kaalus. Ja peale seda, olenevalt sellest, et ma makrosid loe ja sõin kõik ja siis ma nagu oli rohkem fits my makros, et sõin soks ja värk ja möllu ja kõike. Aga kogu aeg oli selline tühja kohut õnne, kui ma nagu preppisin, et niimoodi mina siis nii-öelda teengi vormi. Et tunnetan lihtsalt keha järgi, kõht oleks korraku nagu defitsiidis keha. Aga mul läks sealt võistlustest välja tulemist isegi, et ma sain kõike süüa. Minu arust oli mingi veebruar-märtsikuu veel või, olid siuksed nagu järelkajad. Et võib-olla märtsikuus oli taas esimesed trennid, kus ma tundsin, et nüüd on keha on taastunud ja
ja mingid jõunumbrid paranesid ja hakkasid mingid uued PR-id tulema ja see oligi, et see oli 2016 aasta või kusjuures täiesti nagu 2016 aasta ma juba hakkasin dieetima ka oktoobris. Ehk siis 2016 aasta alguses mu keha jõudis sellises hetk, kus ma olin taastunud ja siis ma mõtlesin, et okei, ma teen kiire ralli, teen 100 kiloni, 79 kilo pealt. Ja nii see läkski umbes. 2016 aasta oktoober kuskil oli 103. See oli siis nii-öelda, see ei olnud hommikune kaal, see oli umbes peale trenni mingi kaal. Aga üle 100, hommikune kaal üle 100 kindlasti. Ja sinna ma nii-öelda siis ikkist pugisin ennast meelega, et ma pidin ennast iga õhtu pidin ikka vaeva nägema, et see täis süüa, et täpselt nagu enne magaminekut pool kilo liha näiteks. See oli suht standard iga õhtu. No, õnneks mul liha maitses ja iseenesest ma seda protsessi nagu nii-öelda mingil määral nautisin, oli päevasid, kus ma ei nautinud, aga see oli meeldiv siiski. See post-workout shake oli ka ju mingi 1000 kalorit alati. Ja mul oli post-workout shake, mille ma pidin, mis ma just tegin, ostsin poest purustatud kaerahelbed nii-öelda, kaerahelbe jahu siis. Panin 2 kuupi proteiini ja siis mingi 100–150 grammi seda jahu. Okay. Ja siis oligi mingi ligilähedane tonnine post-workout shake. Ma jõin selle ära, siis ma elan juhusavast mingi 15 mintsi. Läksin koju, hakkasin kähku sööma. See oli siuke päris jõhker, jah. Aga no metabolism oli mingi, see, mis seal kõhus toimus, see oli nii kiire, et ei olnud mingit probleemi. Ja nüüd prepi ajal? Nüüd on, ma ei tea, minu arust 2 korda aeglasemaks tõmmanud, et see on nagu keha ikka allub päris hästi sellele, mis ta sisse saab. Ja kui rääkida numbritest selle prepi jooksul, sa oled nüüd umbes aasta aega ju defitsiidis olnud. Ja ma räägin, et see oli 2016 oktoobris. Ma hakkasin uuesti dieetima, kuna ma olin lihtsalt 23 kilo ülekaalus võistluste jaoks. Ja algus esimesed kuud, see 2016 lõpp ja võib-olla siis 17 algus oli nagu lihtne. Et ma jätsin need asjad, mis ma meelega enne tegin, et kilokaalust tõsta, neid jätsin ära, et mingid peale trenni see megashake ja võib-olla õhtune see iga õhtu lihasöömine, et neid nagu harvendasin oluliselt. Ja siis vaatasin, et kaua nii saab. Et niimoodi algus langes ka päris jõudsalt. Tegelikult see on lihtsalt vahel ütlen, et kui inimesed, kes nagu ei loe kaloreid ja tahad kaalust alla saada, siis see on tegelikult, kui teil on mingi rutiin sisse kujunenud, vaata, nagu sul oli see shake 1000 kalorit, vaata, siis teil on tegelikult cutile minna või seda on üsna lihtne oma asju korrigeerida sellega, et sa võtad lihtsalt mingi kindla asja ära. Sa tead, et sa lähed nüüd mingi numbriga defitsiiti, vaatad, kuidas keha reageerib ja siis jällegi elad oma elu edasi, kaloreid ei loe, aga jällegi tead juba, kust midagi natuke ära võtta, et nagu see üleüldine defitsiit tekiks. Ja selles mõttes, et ma ei teadnud, palju kilokaloreid ma sõin selle pulgi ajal, aga mul olid nagu konkreetsed toidukorrad, hommik, lõuna, enne trenni, peale trenni, enne magaminekut. Ja see shake ka veel sisse sinna peale trenni. Et siis oli nagu suhteliselt lihtne, jah, et ma lihtsalt võtsin niimoodi, kõigepealt hakkasin nagu toidukordi ära võtma. Ja siis, kui kaal jäi kinni, siis hakkasin nii-öelda toidu kvaliteeti muutma, mitte mahtu, vaid kvaliteeti. Mingi vähe rasvasema liha asemel tavaline liha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja nüüdseks ma olen olukorda, kus sellest kvaliteedi nii-öelda muutmisest enam ka ei piisa, et see kilokaloris on ikkagi liiga suur. Et nüüd ma olen hakanud juba muutma nii-öelda siis vähendama toidukoguseid. Ja lisaks sellele olen ka hakanud jätma vahest toidukordi ära, nagu täna vaata, fastime. Aga see on pigem selline psühholoogiline eesmärk, et kui me praegust hommikul fastisime, minu jaoks on hommikul nagu suhteliselt kerge olla fasted. Sama. Et siis lõuna saab suurema portsu või siis õhtul saab rohkem süüa. Et ma ei kujuta ette see, et hommikul jälle see põhitoit, nagu öeldakse, et hommikul toit on kõige olulisem on ju. Et see ära süüa, et siis mul ei õhtuks mitte midagi. Täpselt. Mul oli ka see, et vaata, kui ma esimest võistlust tegin, mul põhimõtteliselt oli ikkagi toitumiskava.
ja siis, kui mul alustasin seda dieeti niimoodi, et mul oli hommikul 80 grammi kaerahelbeid, siis mida lõpupoole läks, mul oli vahest siigi 120 grammi kaerahelbeid, siis ma olin hommikul nii näljane, vaata. Ja siis oligi see, et ma sõin hommikul mingi rämeda portsu sisse, siis ärkad üle, sa oled näljane. Ja siis mis jääb õhtusse ongi, sul jääb mitte midagi. Ei, sa ei tahtnud tookord lõunaga süüa. See ju rääkis, eelmine kord, kui me kardjat tegime, siis Mikk rääkis mulle, kuidas ta lihtsalt õunoidis käes, pisas rihmas, vaatas, et tohi seda süüa. Sest et seal oli 100 kalorit sees. Ja kui sa sõid seda, siis sa tundsid sellest halvasti just. Jah, ma ei saanud isegi seda suhkruvaba Red Bulli juua, seal purgis oli 6 kalorit sees. Ma mõtlesin jälle, üle kalorit oleks raisk 6 kalorit. Et see on jah tegelikult siuke spordiala, et see kogemuse puudumine võib tohutult selle asja raskemaks teha. Ja samamoodi selle trenniga, et sa nagu hakkad trennis üle mõtlema, teed mingi tiksharjutusi, mõeldes, et nüüd siin on parem kontraktsioon. Ja see võtab paremini mingit piitsapiiki, mis iganes. Tegelikult see lihtlabane hantlitega käsivarte kõverdamise, see on nagu üle prahi harjutus, et sul ei ole vaja muuta. Lihtsalt muuda tempot, kordusi ja kõike muud. Mikko rääkis mulle see, ma ise ei teadnud seda Steve Cookist, on mingi meem, vaata, et ta rääkis kohe lower third of the biceps. Et see, that hits the lower third of the biceps, vaata. Et kui ta muidu on siuke hästi tore kõigi sõber, siis keegi ei unusta seda, et ütles, et lower third of the biceps. Aga samas, kui olla aus, siis eks me kõik ole nii-öelda oma vaatenurka ja seda spordiala aru saama nagu aastate jooksul nagu enda peas nagu muutunud. See, mida võib-olla kunagi vanasti sõpradele soovitasin, no päris paljud tuttavad tulnud nagu abiliselt küsima. Ja see, mis ma vanasti soovitasin, ma arvan, et niimoodi teeks üks mõnusa facepalm, et mida ma mõtlesin. Ma võtaks oma sõnad tagasi, et mina olen näiteks, siis isegi siiamaani tulevad vahest siuksed mingi cute, mingi nice, seda oleks nüüd ammu juba teada, midagi sellist, et siuke areng selle spordi ja ma kardan, et see toimubki siuke nagu elu lõpuni, sest keha esiteks juba muutub, vaata. Sul muutuvad metabolismid ajas ja ma ei tea, liigese valud tulevad, sa hakkad nagu teised enda asju vaatama, et see vaatenurk muutub. Kui sa näiteks 20-selt teed cheat day, võid süüa 4 Big Mac ja sul on jumal okei, aga oled 30 näis, sa ei saa ühtegi süüa, sest et sul on nii pekkis lihtsalt see, et nagu see keha... Ja ma kujutan ette, et 20 on ju, teed ise cheat day ja siis sul, ma ei tea, isa või keegi tahab hakata trennis käima ja siis ta on juba alustab dieediga, soovitab kalda cheat day'd teha, on ju. Mine McDonald's. Ma arvan, et see, mis sealt välja kukkuda, võib olla täiesti teistsugune, keha on ajas muutunud tohutult. Ma küsisin seda küsimust Otilt. Ma intervjueerisin teda 6 aega tagasi vist või. See on ühe teise projekti, ma kunagi räägin sellest projektist, et mitte praegu, aga siis ma küsisin ka temalt, et kuidas sinu nagu vaated on muutunud 10 aastaga. Ja siis ta ka ikkagi ütles, et need on ikkagi mõned asjad on nagu see, kuidas ta toimis siis ja nüüd, et see isegi, saad aru, ta võis olla juba 22-selt Eesti nagu karikavõitja, aga nüüd nagu ta saab kohe 40-seks ja ma usun, et juba ongi nagu sa ütlesid, sa õpid nagu terve elu põhimõtteliselt. Jaa, see on nii naljakas, kuigi samas see kulturismi kontsept ise on nagu ülilihtne, et väga lihtne. Tee nagu need suured liigutused, main liftid, mõned aksessuaarsed liigutused, mingid käsivarre kõversed on ju. Tahad lihast juurde saada, söö üle maintenance, see on korras on ju. Aga tegelikult pärast jah, seal ikka palju asju, mis muutub. Kuulge, aga nüüd me oleme turul ja ostame omale natuke süüa. Siis näitab, mis me ostame. Ega me ise käinud tegelikult süüa tahaks ja Mikk teda tahtis. Ma tahtsin ploomi. Aga mina veel ei ole välja mõelnud, vaatad mingi lihhi ja värki. Näide palju siin on, siin võib olla 600 grammi. Vaatame, see on võistlus, see on 600 grammi või? 600 jah. Ma pean ütlema, kas vähem, ma ütlen 650. Ma on nii hea sõber, ma on täpselt. Siis kui sa oled dieedil, siis iga makro on nagu nii sellise suure kaaluga, et sa tahad maailma parimat õuna ja maailma parimat riisi ja sa ei taha nagu raidata seda millegi muu peale. Et vahest on juba toidu suus, sülitad suust välja, et ei, see ei ole väärt mu kaloreid. Päris nii hull ei ole.
toit veel ei sülita, aga olen kõrvale pannud küll mõne asja niimoodi, et sööma, rather not, võtaks midagi muud. Võtan nüüd. Selle. Mis see on, kruusandimm. Sa võtad siit endale midagi? Võtan selle ka siis. Jah. Võid panna. Jaa, kõva õun on mõnus. Krõmps on. Kilo, ma arvan. Nagu süsikad on käes, Tanelil 800 grammi õunu, 1 nektariin, mul 503 grammi ploomi, 1 nektariin. Nüüd tahaks jah veits valkuga osta, ma arvan, et me lähme vaatame suurde majja. Lihakarn oli kunagi selle nimi. Siis kui ma emaga käisin siin Nõmme turul, siis ma läks süda pahaks alati sellest kuradi lihaasjast. Mingi magus lõhn, mingi... See värvi lõhn? See on magus lõhn. Nii. Tanel tahtis kodujuustu, ma tahan sinki. Ma olen mõtlen, ei ole veel välja mõelnud. Äkki sinihallitusjuust. Mul on muide vähe hakklihast, aga ma ei julge kunagi siit osta hakkliha. Sest et keegi ütleb mulle, et see on siuke kanafilee hakkliha, tegelikult on kana kintsu hakklihas. Siin on väga väike roll, et tehan vaata selle ümber. Nii, seda sinki ja asja me hetkel ei leidnud. Ei tea, kas sööme ennem oma süsikad ära, siis... Ma tahaks siukest kõike korraga. Kuule, siin on vist veel mingeid asju äkki. Siin on veel, jah. Oma põrsast võib-olla liha. Ei oota, ma eelmine kord sain sea välisfilee ja see on suht okei. 100 grammi sinki, 120 kalorit. Läbi aheda. Kui lähme Nõmme sinna. Keskusse. Jah, kanasink ja monster. See tohi sõna monster öelda. Ei, sorry. Mul sai tegelikult nokka otsa, ma arvan, et Georg nii kaugele ei vaata, et ta kurjaks saaks. Georgil on ammu kopp ees. Georgil on juba peale esimest minutit kopp ees, enam ei viitsi vaadata seda. Need tüübid teevad nagu ilmselgelt on näha, et pole söönud. Muide, mul on isegi sellest, et praegu oli suur kohv. Hommikul mingi paarsada kalorit, või šokolaad on 120 oli. Nagu mõte jookseb selles suhtes, et kõige hullem on peale trenni, kui sa oled lihtsalt kurnanud ennast nagu nii rängalt ja siis sul on nagu kõhka tühi, siis tõesti, kui ma nagu peale trenni kõnnin koju, siis ma ei ole nagu üldse, ma ei suuda isegi mingit vestlust arendada või midagi, ma tõesti oleks täiesti võimetu selleks. Mul nagu nii hullult ei ole, aga kõige rohkem, mis minu jaoks nagu see valmistumises nagu väljendab, on see nagu üleüldine laiskus, et ei, nagu keha ei jaksa liigutada hästi nii kiiresti, siis paratamatult ei viitsi nagu õndsad asju ka teha, et keegi ütleb, et kapi pea seda viitsid anda, siis see tundub siuke nagu tükk tööd. Absoluutselt, kõik füüsiline üleliigne liigutus on nagu täiesti välistatud. Aga ta ei ole nagu jah, täiesti nagu välistatud, aga pigem ei teeks. Pigem jah. Jah, aga samas meil see passion run on ju. See oli täitsa tore minu jaoks, ma ei tea, nagu mul just see nagu pigem äratas nagu keha nagu just talvunast välja, kus ta nagu viimased nagu mitu kuud on olnud, et sai kõik luud ja liiklud nagu soojaks ja jooksma, et muidu ma olen jooksmist vältinud, mulle eriti meeldib, põrutab jalga või kanda või põlve ja seal pärast, kusjuures pärast see passion on nii ülimõnus, keha ei lahti liikuv. See on tihti, mis nagu selle prepiga ka, et kui sul energia kaob, siis sul keha kuidagi veits muutub kinnisemaks. Ja ongi see, kui isegi lähed trenni, vaata, sa ei saa ennast nii kiiresti käima tegelikult, et sa pead ikkagi nii palju veel panema energiat sinna soendusse, mida iganes. Mina lahendan sellega, et mul elan Kalamajas ja kui ma käin Spartas trennis, siis ma kõnnin trenni alati ja ma usun, et mul selline 40-minutine jalutuskäik äratab päris hästi keha üles, nii et ma ei pea enam veel seal jõusaalis eraldi nagu midagi erilist tegema. Ja ma päris 40 minutit kõnni, aga ma olen ka terve elu alati trenni kõndinud, et mul läheb see kas sõltub, kus ma trennis parasjagu käin, kas mingi 20 või 15 minuti kanti. Et aga hoolimata sellest
prep peale kindlasti nagu peab tegema sooja. Aga meil on need siin ju. Kohku nüüd paneme kotti ära pärast. Ütleme, ma ausalt tõstan need ka. Aga meil on videotõestus. Ja meil on videotõestus täpselt. Ma vaat siia. Ben & Jerry's. Eile just keegi teist jagas, et tuli vegan versioon. Vegan versioon, väga hea. Ma vaatasin YouTube'ist. Ma ei söö jäätist, aga ma vaatasin ikka mingi teist testi ja tuli välja, et see on juba pool aasta vana uudis. Ütlen ausalt, mind pole Ben & Jerry's kunagi väga kottinud, sest et ta on nagu nii... Ütleme ausalt, ma pole kunagi maitsnud. Päris tõsiselt. Ma olen 2 korda vist elus. Et jah, see ei ole õige asi, on ikka regatt ja vau ja siuksed jutud. Ben & Jerry's on ikka jõhker haip ja jube kallis nagu. Ja. See on ka nagu mis... Just oli Solarises ju see, et anti tasuta Ben & Jerry't ja see oli mingi 1000 inimest. Mingid Rich Piana fännid olid kohe. Rich Piana ja segu, Rich Piana ja siis selle Marti Alliku segu, bändbaasi segu. Siin hakkab looma. Siin on jah, juba kõik on olemas. See on minu valik. Võta Ungari pekki, mis on 817 kilokalorit 100 grammis. See on siuke hea. 817. Et siuke 83 kilokalorit ei nagu maksist puudu. 900 kilokalorit. Ilmselgelt see Ungari pekk. Ma olen suurem poissik, kui 2 pakki. Just. Teeme nii. Ma ei ole jõudnud oma kiiksust rääkida, et... Suhkrukiiksust või? Kohe me räägime sellest, kui me sööma jõuame. Poes nagu toidu valimine. Prep on raske, ma tegin selle meelega veel raskemaks. Et siin annab ikka vint üle keerata. Ootame. Ma ausalt ka, ma jooks nokot, kui mul praegu oleks noko. Ma võtan... Sa treeni tulnud troopiliselt nokoga. Jah, see punane on suht elu. See on suht nice. Ilmselgelt ei ole nii nagu tervislik ja mõistlik valik ikkagi, aga nagu raskel ajal tuleb. Aga ma arvan, et sul on dieediga niimoodi, et iga kord, kui sa sööd, siis sa tahad rahulikult süüa. Et kui ei ole dieeti, siis vabalt nagu enne trenni jooksu pealt, puuse pealt süüa, aga siis kui on sa dieedistad kõik ära preppida, kõik valmis saada, võid isegi neid pähkleid seal ritta panna selle hommikupudru peale, tahad lihtsalt normaalselt süüa, nii. Et siis, kui sa kiirustad ja see preppi ajal see söömine on siuke psühholoogiline ka vaata. Et kui sa kiirustad, siis ei ole siuke tunne üldse nagu oleks söönud midagi. No nii, nagu näha, jälle me teeme asju erinevalt. Sina alustad valgust ja mina alustasin nektariinist. Mis on ebaloogiline, mõtlen soolas enne, pärast. Ei, see ongi see, et sa saad täiskasvanuks, siis sa nagu fuck it main, alustad magustoidust, vaata. Jolo. Mida mul nektariinis oli? Nektariin on mega hea, Jaa. Nagu kodus ka vahepeal, siis kui nektariinid on, just ongi see aeg praegu, kus on see nektariini hooaeg. Jõhkrad tead. Teadmest mul kahju, et pomeloodi sa süüa. See on ka suht sükene, ei ole väga vaata suhkrune värki. Citrus ja koorima ei pea nii hullult, päris mõnusalt pomelot süüa. Pomel on ikkagi, sa ju pead sellega, sul läheb üli palju kaotusi sealt, vaata, sa pead ikka jamama selle koorima. Kusjuures mulle meeldib dieedi ajal süüa toite, kus sa vaata, pead nii koorima või möllama. See söömisprotsess selline on pikem selle eest. Et ma ei kujutaks ette, et ma tõmbaks kaks saksa mingit rasvasvorsti naha vahele ja ongi 700 kilokalorit mitte auku läinud. Rääkides Ben & Jerry's, siis seal oli reklaam, et iga esmaspäev on üks Ben & Jerry maitsemus 50%. See on igal pool või? Mõnes poes on niimoodi, et on iga teisipäev, vaata. Mina, ma ei tea. Et äkki mõni on Ben & Jerry fänn, siis pro tip. Ütlen ausalt, et praegu on nagu Ben & Jerry on nagu viimane asi, mida ma süüa tahaksin. Kui ma kujutan ette, kui ma nagu reaalselt saaksin võimaluse midagi süüa, siis ma läheks näiteks
ongi lähen pürosmaani. tahaks liha ja kartulit ja... Ja või võtan topelt riisi alati, siis ettekandja vaatab, see on mingi debiilik või. Lihtsalt, sest et see on, need riis on mingi 50 grammi ühes selles, see on nagu suht nagu jah, topelt või mitte midagi. Mingi rõvedat kleepkohta vast natuke. Rääkides alfakast, siis ma käisin hommikul koeraga jalutamas. Koer on siuke, et sa pead 200 kakakotti kaasa võtma, sest sa ei tea kunagi, mis juhtub. Ja täna oligi, võtsin ühe, kõik hädad on tehtud ja jõuame 2 maja enne kodu. Koer lükkab teise käigu ja siis saad aru, selle maja elanik tuli just nagu sealt väravast sisse. Koer sittus, mul polnud midagi teha. Ma võtsin nagu murutüki, vaata, ja võtsin selle junni sealt lolli näoga ja saad aru, mul läks käsi sitaseks. Rääkides sellest, see siuksed helged hetked päevast. Päev algab juba ideaalselt. See on see hea tunne, kus tead, et sa tahtsid selle koera. Koer on dieedil ikka, koer on abiks on. Või no koer on lihtsalt nii nunnu, lihtsalt nii... Lihtsalt oled kodus kahekesti koeraga ja siis nagu siuke koeg on nagu tore olla. Ma oleks saanud, oleks ka mingi dieediks endale koera renti midagi hea väljas käia. Koera rent? Dieediks. Sa tead, kui sa koera võtad, siis sul läheb kohe ekstra kilokaloreid, närv ja kõik vaata. Jumala kriminaalne. Ma teen ka oma nektariini ära. Jätan ploomid viimaseks, ma tean, ploomid on epikud. Meie kaart jälle me ei liigu. Mul kuidagi selles mõttes nagu kõht ei ole nagu peaaegu kunagi tühi. Et see... Aga see psühholoogiline vajadus nagu süüa, et see on nagu minu puhul siuke domineerivam nagu vajadus, et nagu ma rääkisin, et mõned õhtud nagu ma siis ei loe kilokaloreid ja tänu sellele ma saan siukest asja endale aeg-ajalt lubada, et ma binge-eatin lihtsalt õhtuti. Et üks õht oligi sõin mingi 5000 kilokalorit peale trenni, ehk siis mingi ajavahemik oli 8 õhtul kuni mingi 12 õhtul vist. 5000 kilokalorit. Mul on magu on enam-vähem lõhkemas, aga aju lihtsalt tahab veel süüa. Sa lihtsalt isegi selle binge-eatingu sa nagu ei peta seda aju ära, et sa defitsiidis nii jõhkralt. Muidugi see on täiesti tavaline kulturismi peale kulturismivõistlused, et võistlejad söövad oma maad katki ja kutsuvad kiirabi. See on nagu reaalne teema. Kas mitte Otsus rääkis mulle, et temal on juhtunud korra seda ja vist kui esimene kord võistlesime, siis Rainer Palm ka vist mainis, et veel esimest võistlust, kui ta oli noorem, et vist ka kutsus kiirabi emale. Et see on tõsine teema, selles suhtes, et... Võib enne tohutult viga teha. Veel 3 õuna. Teet on nagu, praegust kõht ei ole tühi, siis on veits nagu part süüa. Ka saaks nagu vaata, saaks veel edasi lükata, vaata. Saaks see piir kompida. Nii, ploom. See on hea, ma tean. See näeb nii hea välja. Ma võin ühe ploomi sulle anda. Ei taha. Kuna ma siin veel 2 õuna, 3 õuna veel ära järada. Isegi ma arvan, ma 2 ploomi jätan koju omale. Hea külm on õues. Tähendab, et peab jälle rohkem energiat kulutama. Seoses sellega, et külmas kulutad rohkem energiat. Kaitseväes, kui ma olin talvel, siis oli nagu, ütleme, ma pole kunagi nii külm, sellised päevad, sa oled päev läbi metsas, jalad on märjad, vaata. Ja siis reaalselt, et nagu sa vähegi oleksid omaga maintenance'is, sa tõesti pidid sööma mingi 5 tonni. Sest et see lihtsalt see külm oli nii ränk, et põletus oli nii suur. Kas Ott mitte külmavannis ei käib mingis masinas? No see, need masinad ja need kryo... Need on nii ajutused, et see ei mõjuta midagi. Need on tulnud need nüüd igast targad uuringud ja
et see külmateraapia ei olegi nagu nii efektiivne üldse, need jäävannid, et see on suht sihuke pseudoteema, et see noh, keegi ütles, et aitab, siis teeme ja vaatame, kas aitab ja äkki midagi aitab ja siis sa mõtled, et läheb kuskile sinna valdkonda, et tegelikult kulturism on äärmiselt lihtne. Et igasugused need toidulisandid ja mingid ekstra protseduurid ja ekstra harjutused, näiteks mõni harjutus võib-olla on parem, on ju. Tegelikult seal käib mingi nagu keha kompositsiooni nagu arvesse võttes, me räägime mingitest promillidest, mitte isegi protsendi vahest sinu kehal, vaid promillidest. Et see on ka, et tihti sa raiskad rohkem aega, energiat ja kõike selle peale, et oma arust nagu suurt vahet nagu saavutada, tegelikult seal vahe nagu, mis seal on äärmiselt väike. Tuleks siukse nagu jääd siukse nagu tava nii-öelda basic'u juurde, basic töötab. Mida mina olen näiteks, siis nii-öelda, see on see, mida mina kindlasti olen õppinud, et mida kauem ma seda asja olen teinud, noh, nii-öelda huntide tõstmist, seda basic umaks ma olen läinud, seda plainimaks, seda vähem. Ma ei mäletagi, mina viimati nagu supplemendi poest käisin, tellisin päris ammu, et mul on kodus ongi kreatiin ja valgupulber. Valgupulber on mugav ja kuna kreatiin on lihtsalt niivõrd odav, siis ma võtan selle nii-öelda riski ja loodan, et see minu peal toimub. Kuigi on teada, 30% üldse nagu inimestest ei siis reageeri kreatiiniga. Ja nad on nii odav asi, et ma lihtsalt võtan seda, panen iga päev 5 grammi vahet peale. Ma ise töötan supplemendifirma jaoks, nagu ma polnud kuni eelmise nädalani ostnud mitte ühtegi lisandit omale. Ja nüüd tuligi just see mõte, et isegi ma ostsin selle PCA omale ja nüüd kui ma lõikan siit kas või 1% kasu, siis see on väärt seda. Selles suhtes nagu, kui kas või see 1 või pool see promill, kui sealt isegi mingi kasu tuleb, siis nagu selles faasis on see nagu, ma nagu võtan selle, et noh, seda see mõte, et sa teed kõike, et nagu saada sealt nagu 1% kas või vaata, et sa nagu oled nõus nagu selle ohverdama nagu lõpus selle nimel vaata. Ja tegelikult nüüd, kui ma nüüd peale võistlused kainet võtleks, ma tean, et noh, see ei muutu mitte midagi vaata. Vot. Ma kogemata ennem valetasin ka. Mul tuli meelde, et mul oli tegelikult see PCA on ka. See oligi lihtsalt trennis mingid maitset juua. Ainult põhjus. Palju teevad siirupit ka, et see on siuke, sunnib sind jooma nagu. Siis kilokalori vaba siirup. Keegi sa rääkis, et see Jekaterina Remets või keegi rääkis, et see kui preppis, tal oli Coca-Cola 2-liitrine, see siiro oli kohe trennis. Ma nägin, kus suures kellegi oli. Ja, et see jumala, selles kui meeldib, siis miks mitte vaata. Et siuksed asju teha, noh. Aga see üks mõte... Mina olen Spartas näinud küll see laud, kus enamus seal need joogitopsid on. Ma olen näinud seal liitrist kokapudelit siirot. Ja ma olen ühe korra Revalist üliammu siin tennis. Siis mäletan üks vend Revalis see leisi riietas ruumis. Revalis oli kunagi üks siuke vanem mees, siuke hästi hea kehaga. Ja ta tuli oma lapselapsega trenni, kes oli siuke veits jobi, vaata. Ja siis lapsel oli, nad tegid harjutusi ja lapsel oli kilekott ja seal sees olid šokolaadid. Ja siis see laps tegi trenni, neid lifte seal vanaisa treenis ja siis ta pidi keset trenni šokolaaditahvlit sööma. Laps. No mis laps on, mingi 12, mida iganes, vaata. Ja see oli nii koomiline, siuksed asjad nagu, mis on... Ma olen näinud reaalselt... Solarise MyFitis, kuidas üks vend paneb lapikut viina trennis. Ilmselt ta polnud päris korras peast, aga nagu jah, selles suhtes. Okei. Mina käisin kunagi koolis, peale kooli. See oli mingi lühem päev, siis tunnid lõppes mingi 12 paiku. Käisin Pärnu Mantel koolis ja siis... Meil oli tavaks minna Pambasse piljart mängima. Ja õlut jooma. Ja õlut jooma ka. Aga noh, tegin paar mängu ja paar õlut. Ja mõtlesin, okei, fuck it, ma käin tennis ka ära. 2 õlle pealt. Enam ei lähe. See on lihtsalt see
keskendumine ja selle maitse, see on nagu õudne, et ma ei kujuta ette, kus on lapikut veel juua. Mul oli nagu 2 õlut joodud, sest oli paar tund 2 möödas, see oli täiesti võimatu trenni teha. Et olen proovinud mõtet, ei tööta. Tulles tagasi selleni, ma tahtsin ühe huvitava mõtte anda. See, kui me oleme ikkagi selles eas, kus me ikkagi teeme pulli, käime väljas, midagi sellist, kui sa hakkad nüüd mõtlema sellest, kui sa alustad liftimist, milline sa näeksid välja siis, kui sa poleks kordagi tina pannud ja midagi, vaata, versus selleni, kui sa poleks nagu kunagi alkoholi proovinud, oleksid nagu hop, täpselt teinud kõike, vaata, et kas seal oleks nagu, kui sa paneksid need 2 nagu pilti kokku kõrvult, et kas seal oleks mingi vahe, vaata. See on nii hüpoteetiline küsimus. See on, ma reaalselt nagu, ma ise arvan, et seal oleks mitte mingit vahet, vaata. Ma tahaks loota, aga siis hakkad mõtlema, et äkki nagu, äkki hoopis tohutu vahe. Äkki see kõik see, jah, ma saan aru, äkki sa teeksid kogu selle oma 5 aastat või 4,7 aastat, mis sa teinud oled, lihtsalt maksimaalse optimaalsusega, et mis siis oleks olnud, aga mis elu see on. Jah, täpselt. Et mina teen seda kõike niikuinii enda pärast niikuinii. Sama paralleeli saad võib-olla tõesta siia nagu võistlusdieeti ka, vaata, kuna meil on erinevad lähenemised, sina, sa pidid rääkima sellest, kuidas sa nagu suhkrut üldse ei söö, lisatud suhkrut. Ja kuidas näiteks mina nagu igapäevaselt söön suhkrut. Ja siis kui nüüd, ikkagi ju samamoodi, kaal langeb selles võistlusvormi suunas. Aga mis siis, kui sa paneksid, kui sa oleksid nagu teinud maailma kõige optimaalsemat toitumiskava ja täpselt kõike kellaaja pealt ja siis nagu panna need 2 pilti kokku, siis ma isegi nagu jällegi mina nagu ei usu, et kui see lõppkaal on sama, siis nagu see, kui sa nagu defitsiidis sööd neid suhkrud ja asju, et ma nagu ise nagu ei usu, et see keha koostises oleks nagu mingi muutus. Ja see on minu arvamus jällegi, et võib-olla. Skeem, et 4+1 4 liftingut, 4 nii-öelda siis jõutrenni ja 1 on meil siis nii-öelda vaba päev ehk siis poseerimine, kalfküps, kardio. Poseerimist oleme ka nii nipet-näpet teinud, et tunduvalt jälle see aasta ja viimasel hetkel see poseerimine, see on täpselt nagu kooli kodutööde kunagi oli. Et mälet, minu vähelt oli, nüüd mul on küll kool läbi, aga kui ma õppisin kunagi, siis oli see, et iga kord hakkas uus semester. Mõtlesin, et davai, et ma hakkan, nüüd ma teen kõike niimoodi, et ma teen kõik kohe ära. See ei juhtu mitte kunagi. Samamoodi mõtlesin, et ma hakkan nüüd võistlusteks valmistama. Natuke endas petles, mõtlesin, et ma alustan poseerimisega ülivara. Vabakavast ei ole mõtet üldse. Ja vabakavast see on nagu... Ma enne kunagi, kui ma teadsin, ma hakkan valmistuma, ma mõtlesin, ma reaalselt hakkan pool aastat varem mingi, kes on see, kes tantsu neid kavasid planeerib? Koreograafi juures käima ja kõik jutud vaata. Need Arnoldit järge, käid balletitunnis selle. Nii viimane ploom. Ma ausalt, et ma kõreldi, nüüd on küll juba siuke. Mul kõhti näis paus olla. Ma ei tea, kas sellest vähesest söömist on ka nagu magu on vist kokku tõmmanud, et... See pidi olema müüt, et magu on täpselt selline, nagu ta on. Ei ole võimalik. Et ta nagu kilekott, et tegelikult ta nagu tõmba kokku vaata müüt. Okei. Kui lihtsalt see... Võib-olla üldine isu on vähenenud. Ma ei kujuta, et ka. Ei saa öelda, et isu on vähenenud. On see, et kahekesi on palju lõbusam seda asja teha. On. Sa oleks praegust, ma arvan, passi kodus. Jah, täpselt. See ongi see point, miks nagu see treening linnalaagri idee nagu toimib nii hästi, et see on nagu 2 lolli lihtsalt saavad koos nagu seda läbi elada ja lollid olla. Rääkida ja mulisida. Üksinda ka nagu vahest on hea.
muide ma olen hästi introvertne tegelikult ja eriti trennide mõttes. Mulle ei ma nagu just see periood praegu, kus nagu võistlusteks valmistuks niimoodi kahekesti teha sama eesmärgi nimel on hästi nagu mõnus ja palju kergemaks teeb asja. Aga kui ma muidu teen trenni, siis ma tahan nagu ainult ise teha, nii et ma ei räägi mitte midagi, sellepärast ongi, et mul väga neid kommertssaale nagu ei meeldi, et mulle ei meeldi tuttavaid näha trennis ja asju teha, siis ma mõtlen, milline ole teistmoodi. Pluss sa põhimõtteliselt teed nagu, sa ei tee minu kavaga, me teeme rohkem minu stiilis trenni. See on täitsa hea, kuna Spartas ma olen nagu Taneli külaline ja siis ma teen kõike nagu Tanel, vaata. Isegi kui ma reaalselt elu sees ei treeniks niimoodi, siis praegu on see periood, kus nagu see, et ma nagu olen Taneli rütmis, see aitab ka minu vormile kõvasti kaasa, sest et need trennid on nagu niivõrd mahurikkad, vaata. Ja ma pole kunagi teinud niimoodi, et kas siis ma ütlen, et see nagu hetkel see aitab mind nagu kõvasti. Tahtsid öelda, et sa ei ole kinni, kas see on just off-seasonil optimaalne või vaja? Ja täpselt, ja ilmselt minu jaoks ei olegi, aga jah. Aga kus mul selline nagu treeningviis on välja kujunenud, et seda top nagu tõmmata mingil määral nagu paralleeli toitumisega, et ma ütlesin, et ma söön niimoodi, et ma tunneksin, et mul oleks kõht õnnalt tühi. Siis ma tean, et ma olen dieedifaasis, kaotan kilokaloreid või kaotan kaalu. Samamoodi on mul trenniga, et ma ei loe kunagi seeriat, ma ei loe kunagi korduseid. Ma lähen trenni, ma ei vaata kunagi kella kaua. Mul on trennis niimoodi planeeritud, ma tean, et ma ei pea kuhugi jooksma. Või elukorraldus on siis mul niimoodi planeeritud. Ja siis ma nagu, mul on päev on teada, mul ei ole harts teada, aga mul on mingi sisetunne, mida ma nagu seal trenni lõpuks nagu endast nagu sellest lihasest või kehast nagu otsin. Ja kui ma selle nagu olen saavutanud, siis nagu on trenn tehtud, et kas see on mingi pumbatusaste või mingi kurnatusaste, ma ei oska öelda, et see kõik kombineeritud tõenäoliselt. Mul on väga lihtne, et siis kui sina otsid seda õiget kohta, siis mina olen ammu juba selle koha ületanud. Et ongi lihtsalt, et teed oma need asjad ära ja siis 2 viimast harjutust mina nagu juba läheks minema. Aga siis Tanel näitab, et nüüd lähme sinna ja ma lähen ka sinna ja siis nii ta läheb. Aga ei. See on naljakas, mõned trennid oleme kuulanud muusikat, vaata. Ja siis mille järgi saab aru, et on järgmine harjutus on see, et Tanel teeb niimoodi. Täpselt üks järjel. See ongi tegelikult ongi mingi siuke täielik empaatia tekib, vaata, et sa ei pea nagu midagi rääkima, aga sa lihtsalt teed ja sa saad aru, mis nagu teine mõtleb, nagu isegi mingi silmas saad aru, et nüüd on 2 seeriat veel ja siis näitab, et ja siis. Aga on vahest, kus sa vaatad mingi kassipoja silmadega, mul on mingi 3 seeriat järjest juba otsa, et tule tõsta näppu mees. Ja siis mul tekkis mingi kius kusjuures vahest. Ja õlatrenn on mingi reaalne, seda on mingi 20 seeriat õla esiosale, ma mingi mida kui sa tööd vaata, ma viitsin, et õla esiosale. Aga mul on, ma tunnetan ära, et sul on niisugune koll ees, on ju. Ma ei tea, kas ma tahan nagu sinu iseloomu treenida või mida ma ei tea, mida ma saavutada tahan, aga meelega nagu kotid mind. Praeguses faasis see kottimine on täitsa teretulnud, vaata, et see kõik on vorm on tegelikult üsna okei, selle isegi 1,5 nädala kätt edasi liikunud, et see on nagu... Saad veel sinku? Ei taha, ma ei taha midagi. Raske liikuma saada ennast siit. Peab sama. Aga jah, vaata, ongi mõned inimesed sobivad trenni kokku tegema, mõned sobi. Suhteliselt naturaalselt tuli see empaatia. Su empaatia võib kaduda kohe, kui lavalt maha astud, vaata, et seda ei tea. Seda vaatame siis. Me tulime sealt Sööriku kohvikus, käisime vetsus. Siis, Sööriku kohvik on muidu ideaalne koht, kus nagu lihtsalt sisse astuda niimoodi, et sa ei võta sealt midagi. Ja siis mul tuli, et meil tuleb meetup kohe. Ja siis ma mõtlesin, et Kuusmann tegi niimoodi, et otsis mingi 1000 Söörikut sinna meetupile vist või. Siis ma mõtlesin, et meil prognoositav inimeste arv tuleb sinna 50 äkki midagi sellist, see on juba väga positiivne. Et mitu kilo me peaks neid söörikuid siit võtma, et nagu kõik saaks mingi sööriku või ärki või kas see on üldse nagu mõistlik asi, mida teha, vaata.
see on siuke nagu mingi uus Sefiiri teema jälle vaata, et ma ei tea, kas on mõtet hakata lolli mängima. Samas ma usun, et need sõõrikud läheks sealt läheks väga hästi sealt. Selle vastu ei ole mul midagi. Aga see on nagu jõulud, pakutakse spordikuus küpsiseid asju. Ja. Ei, nagu inimene tuleb nagu niigi, sai maast lahti kodust. Vaene inimene pidi trenni minema. Viskas küpsiseid ära kodus. Ja siis tuleb trenni ja kõik on nullis. Seal ka nagu ratio'd sul praegust on. Ma sain. Ma olen kaloreid nagu läbi prepi muutnud, aga makro ratio on põhimõtteliselt täiesti klassikaline 25, 25, 50. Ehk siis umbes 140-150 grammi valku, 60 rasva, 200 või 300 süsikat. Üsna selline, see on asi ka, mida ma ilmselt väga ei muuda, et see on nagu muutumatuna jäänud. Et mul see selline klassikaline ratio toimib väga hästi, et ma ei leia, et ma peaks kuskilt süsikaid koomale võtta, mida iganes. Ja minu puhul siis mul on sellest klassikalisest ratiost asi nagu väga kaugel. Et ka toitainete vajadus tuleb mul nii-öelda tunde pealt, et vahest on selline tunne, et ma tahan süüa 7 muna, kus on muna kollane sees. Ma tahan rasva, keha tahab rasva. Ja mõnikord päevad põrutan läbi põhimõtteliselt kohvikoore rasv ja mingi sellised kohad, et väga minimaalne. Et ma ise usun seda väga, et treening ja toitumise poolest, et kui sa julged, me sinuga ühest ükord diskuteerisime ka vaat sellest, on ju. Et mina ütlesin, et terve inimene peaks suutma nagu niimoodi valmistada, et ta ei loe midagi ja nagu tegutseb nii-öelda instinkti tasemel, et see on see on, kus mina praegu vormi teen ja olen teinud ka varem. Et ka reiside poolest tasemel täiesti instinkti tasemel, et minul keha ütleb, kui aju ütleb, mul tekib tunne, et nüüd tahaks muna süüa, siis ma tean, et keha tahab rasva või pähkmed või nii iganes. No see on nii ja naa vaata, et selle teema üle võiks nüüd veel 2 tundi rääkida. Et mul on see, et ma ei salli siukest, nagu ma ei salli teadmatust. Ma tahan, et kõik oleks nagu täielikult minu kontrolli all. Jaa, aga võib-olla see, kui sa saavutad sellise hetki, mis minul näiteks on. No vaata, tegelikult sina oled juba nagu selles suhtes vormi teinud, näidanud, kes sa oled. Sul on see, et sa võid lubada omale sellist, sa oled ilmselt kauem ka teinud kui mina seda, sul on nagu see välja kujunenud niimoodi paremini. Et see ongi, et inimene, kes võib-olla alustab trenniga, teeb selle esimesed paar aastat, siis tema puhul ma ütlen, et see tuleb üks päev, selline instinkt palju ja kus ja mida, et sa hakkad tunnetama, aga vaata, kui sul veel ei ole seda ja siis sa hakkad üritad teha niimoodi, et sul pole neid eelduseidki veel, et sa nagu teaksid, kuidas toimida, et siis ma isegi usun, et tuleks, et siis see oli vist see värk, et mina jõudsin lavale siis, kui ma olin nagu küps selleks. Kuivõrd juuniori küpsis. Et ma ei kiirustanud ja mul pole kunagi treenerit olnud, mul pole kunagi olnud, mitte kunagi pole olnud mingid makro ettekirjutusi või mingid kilokalarsuse ettekirjutusi, mul pole kunagi olnud, et mul isegi pole õrna aimugi, palju mu päevas on tõsiselt, et kas see nüüd on, kui see on päevas 1800, 2000, 2300 või 2800 kilovat, ma ei tea. Näiteks mina see prep, ma võin öelda nagu 100%, ma olen ainult ise enda vormi teinud, vaata. Et kui ma oma treeneri juurde lähen, siis ta lihtsalt vaatab mu rasvaprotsenti ja lihtsalt suunab mind, vaata, selles suhtes, kuna ta on näinud nagu neid tippvorme kõrvalt, vaata, et siis ma nagu lihtsalt, et ma teen nii, nagu ma teen. Ta on siukene aus tagasiside, et ütleb, et kuule, et mulle tundub, et sa tahast maha jäänud või mulle tundub, et seal kõik on väga timm, et ära muuda. Et sellist tagasisidet ma saan ka nagu, mida Taavilt on öelnud, ütleb mulle, et seekord, kui eelmine kord ma tegin vormi ja ma ei tea, kas mul üldse oli nagu mingit eesmärk, et eesmärk oli võimalikult kuivaks siis saada, samas, kui esimest korda võistlema, siis nagu mingit sellist nagu, ma ei tea, mingit peale pressi või sellist nagu asja üldse olnud, et aga seekord mul oli, kui ma alustasin selle vormiga, siis mul oli nagu kindel visioon, kuna on tahan saavutada.
mega kuiv ja värk ja särk, et võib-olla see suurus ei olegi see, mida ma otsin, onju. aga just see nagu vorm, et hästi kuiv. aga praegust nagu ma mitu korda juba sellele Mikul rääkinud, ma parandasin, et mul hakkab see nagu käest ära libisema, et ma ei suuda nii-öelda seda oma visiooni nagu täita, mis ma endale kunagi nagu seadsin. See on vaimselt kõige hullem asi, mina nagu selles suhtes, et see endale tunnistamine selles, et ilmselt ma nüüd ei täidagi oma seda nagu visiooni, et ma nagu annan endast parima, onju. No mul oli see eesmärk oli ka Alberto Nunes, onju. Ja Alberto Nunes pani täna Instagrami posti, kus ta tunnistas, et ta ei jõua see oma võistlus ka sellise vormi, nagu ta on olnud. Ja et ütles, et see võistlus on nii, et see ongi see, et sa tunnistad endale, vaata. Aga teed ikka hea vormi ja esined hästi, vaata. No ma annan endast parima, mitte niimoodi. Sama siin, et nagu ka mina ei täida oma seda visuaali, ma olen juba sellest ammu aru saanud, et ma lihtsalt üritan... Sul oli ka natukene lahja Nunes oli alguses plaaniks, aga tuli välja, et veits hilja sai alustatud, mitte võib-olla piisavalt agressiivselt. Sellest, et miks ta nii läks, ma võin minna nüüd paar aastat tagasi selles suhtes, võime seda juba rääkida kuradi käigu pealt või? Aga kuule, peaks teid liikuma ju. Me oleme vist rohkem hetkel seisnud kui liikunud. Vahest on parem päev kui teine päev, vaata, et on täitsa timm, aga siis me rääkisime, sa ütlesid, et sul on enda rinnakujuga on selline ebatervislik suhe. Et vahest nagu öeldakse ju, et oma keha peab armastama, aga ikka saad ise endal oled see kõige suurem vaenlane, vaata. Ja siis Mikk rääkis ka sellest oma rinnakujust, et seal lihtsalt midagi teha, et need lihase kinnitus on sellised, et lõhub sümmeetria ära. Ja siis me Mikurinnast me jõudsime nagu selle Jeremy Botsmanini, et Louis Marco, ma ei tea, kes teab, kes on jälginud selline, siuke kajastab selliseid siis häid fisiike ja üldse kulturismi teemad. Siuke nagu guru, ta nagu ise nagu ei ole treener ega midagi, aga ta on siuke nagu guru kui arvustaja vist. Jah, ta ilmselt armastab ka seda ala selles suhtes, et ta on väga nagu, väga päevakajaline kõige suhtes, et mäletan, et ta oma ühes videos rääkis, et Jeremy Botsman umbes võtab selle Jeremy Bondiase käest selle men's fisiigi olümpiavõidu ära. Et see on üks asi, mida ma ei usu, et sellel Botsmanil lihtsalt on see keha ei voola hästi. Ja minu arust, ma ei tea, kui mina vaatan tema fisiiki, siis nagu... Ta on nii cartoonish nagu vaata, saad aru, see nagu kuidagi liiga nagu... Ta on cartoonis, aga siis ongi see terav rinna alaosa ja kuidagi see lihtsalt niimoodi minu jaoks nagu kriibib silma. Et ma ei näe teda kunagi võitmas. Loomulikult, kui kõik võistled eest ära tulevad ja võtta osa, siis ta võidab on, aga näiteks teiste ees on see nagu suur miinus. Seda ei ole jah, et see ongi, et see, kuidas oma keha, nagu sa ise ju tead, milline on su geneetika ja lihaskinnitus ja nii edasi, vaata, et mina näiteks, võin öelda, et jalgade üle ma tõesti tunnen uhkust, mul on nagu... Tamme pakud, ma täitsa lõpnud. Ei, jalad on mul selles suhtes, tõesti, mul ei ole nagu midagi halba öelda, vaata, aga ülakeha ja õlad ja kõik see teema, vaata, ma olen väga enesekriitiline. No lihtsalt jalg domineerib sul. Mul on suht sükselisi kompleksid, et hetkel 7 nädalat enne võistluseid ma ei tunne ennast näiteks maikas mugavalt veel. Et ma ei ole kunagi alati, kui ma treenin, mul on pusad või asjad seljas, et ma ilmselt, kui ma üldse ennast mugavalt kunagi tunnen, siis see on võistluspäeval, kui sedagi. Et ma enne seda, et mu vorm saab täpselt selleks päevaks valmis, et enne seda ma ei taha ennast kuidagi näidata, et juba need füüsiik-update'id, et ma arvan, et see jääb viimaseks, mida me täna nagu siin ma näitasin, et ei taha nagu ennast nii paljastada. Ja siis, kui sa ütlesid, äkki Tanel lubab näidata oma füüsiik-update, ei luba.
ma nagu, mul on nagu mitu põhjust, üks põhjus on see, et nagu lihtsalt oleks nagu lahedam nii-öelda hoida pinget või nüüd seda, et olin paks kunagi, nüüd on olnud lõhna, onju. Kuigi see osad inimestel just meeldiks seda nagu journey't jälgida ja õppida, onju. Et see võib järgmine kord. Kuigi seekord nagu sai suht kõrgelt tuldud, et siukse suure vilega, et siis oleks nagu võib-olla huvitav vaadata, et mõni nii grafiiti küla alla võtta, siis et kuidas tulla 23 kiloga toime. Seda on nagu märksa raskem nagu kaotada. Aga jah, siuke selles mõttes on nagu müstiline värk jah, et olemata sellest, et meil nagu visuaalselt on nagu kehad parevad kui enamustel inimestel on ja tavainimestel mõtlen siis, et kui randa minna, et jah, et tohiks nagu midagi nagu häbeneda, siis me oleme vist mingid kõige kriitilised inimesed üldse oma keha suhtes, et see on nagu vahest on nagu täiesti absurdne. Õnneks nagu mul endal ei ole veel mingit sellist nagu halba nii-öelda suhet oma kehaga nagu tekkinud. Ma ei taha nagu kiita ka väga, aga ei ole nii-öelda, väga ei ole nagu põhjust nagu vinguda ka. Aga jah, nagu sina rääkisid, et sul nagu endal ilgelt käib närvidel see nagu see rinnakuju. Lähme pleenist. Tegelikult see on, kui vaadata... See tavaline selles kulturismi ja fitnessmaastik. Nagu, sa näed nagu enamus inimesed näeb välja nagu palju parem nagu enamus inimesed on ju. Ja siis ikka on selline mingi täiesti nagu inimesed langevad depressiooni ja täiesti nagu ma ei tea, enesetapu mingid valmis ja niimoodi, seda jumala palju nagu. Et ja sealt on ka, kus mingid, ma ei tea, tänavad raaksid tulevad mängu ja kõik jutud ja antidepressandid ja värgid ja et selles mõttes on see sport on nagu väga hull, et see ma arvan, et kindlasti mõni, no ei tea, naisterahvas või meesterahvas nagu tunneb ise ennast ka ära, et see on siuke võitlus enda peas, siuke sügaval vaata, et sa ei tunnista kellelegi, sa ei räägi sellest üldiselt mingi kellegiga, onju. Aga tegelikult nagu endal on mingi enese siukse nagu imidžiga siuksed vaata mingid. Väga rasked, jah. Väga raske suhe. Kas jah, nüüd võtta paralleel selle, kui ma valmistusin esimeseks võistluseks, siis minu edevus oli palju kõvem kui mu vorm. Vaata, siis ma arvasin, et ma olen ikka ülikõva vend. Instagrami ikka siuksed pildid, et oi plee, et kuna ma ei pane endast eriti siukseid vormipilte ülesse sellel põhjusel, et ma olen ka fotograaf ja kui mina endast teeksin vormipildi, siis ma oskan leida sellise nurga ülesse ja seda niimoodi töödelda, et see tulemus oleks just ebarealistlik. Ja ongi, et praegu ka tegelikult Instagramis ikka leiate neid poisse ülesse, vaata, kes endast iga nurga alt panevad igast pilte. Täpselt, aga nagu mina ei taha, et need kaks asja läheks segamini. Et ma ei taha ennast näidata enam, ma kunagi tahtsin. Enam ma ei taha ennast näidata nagu sellisena, nagu ma ei ole, vaata, et saada mingit sellist online heakskiitu, et see ongi see, et mingi hetk tuleb nagu paned jalad niimoodi maa peale, et sa saad aru täpselt, milline sa oled, kes sa oled ja sa ei taha enam nagu seal sotsiaalmeedias nagu mingi kuulsusest tõttu ennast nagu näidata niimoodi, et see on jälle võib-olla mõttekoht niimoodi mõnele natuke nooremale, et ära nagu näita ennast sellisena, kes sa ei ole, sest kui sa ükspäev keegi näeb sind päriselus, siis ja sa ei ole nagu, sa ei täida neid nagu, sa ei mahu sinna kingadesse, siis see on pigem ikka päris halb. See on juba täna, see on standardiks saanud tegelikult. Selles mõttes on see juba tänaseks päevaks juba päris palju juba seda nii-öelda mõttekõla seda leidnud, et inimesed nagu loovad selliseid virtuaalseid nii-öelda isiksusi endast ja kõike sellist. See on täiesti tavaline. Mäng käib kahjuks tänapäeval niimoodi, et siis ega seda ei juuruta enam välja ka niimoodi, et lihtsalt ei tasu nagu uskuda kõike, mida sa näed ja
midagi sellist. Vahest tundub küll, et no praegust on jäänud nagu viimasel mulje, et umbes 10% naisterahvastest, nende hobi on ainult reisimine, fitness ja siis toit vist. Kuigi see, et see finantsiliselt on kuskil kuu otsast ja umbes, kuskil 10% naisterahvastest tegelevadki sellega. Vahest on selline koomiline vaadata, et see tehti. Ja õnneks ise pole nii sivitsi nagu pole nagu läinud ja pole seda nii-öelda ise taga otsimisega nii-öelda fake reaalsust tekitanud. Aga see sotsiaalmeedia mäng on seal on ikka päris tiimiks bilantsasi. Tegelikult huvitav oleks mõelda, et kas see nagu süveneb nüüd, vaatame 10 aastat edasi. Ainult 10 aastat tagasi ei olnud nagu sellist edevuse laataine. Et huvitav, kui see muutub, siis milliseks need trendid lähevad ja nii edasi. Vaata, ma ei usu, et tegelikult need Instagramid asjad nagu niipea ära kaoksid, et siuke võltskuvandid ja need, ma ei tea, kas nad niimoodi süvenevad või ikkagi mingi hetk tuleb kuidagi teistmoodi, no ma ei tea. Või siis iga teine Instagrammer on influencer. Influencer, jah. See on nagu tavaline. Et iseasi, millega sa influentsid, et see on siuke, sinna ma vist ei lähe, sest et ei taha midagi halba rääkida kellekski. Tuleb nagu, tahad näitada tuua, siis kahjuks mida nimesid välja kutsuma. Et iga inimene, kes kuulab ja vaatab, ta juba loob enda siukse nimekirja kohe teab, ma arvan, et see on see on siuke maitse asi, et ausus on igas, minul on seal ausus on nagu eespool, et ei taha üldse luua sellist kuvandit, mida ma täitma võib-olla ei suuda, kuigi ma võiksin seda teha, et isegi selle pealt teenida, aga see on siuke eetika küsimus. Ebavajalik. No raha on ikka vajalik, aga üldiselt jah. Nii, aga see teema. Nüüd meil on veidi üle 7 nädala on minna, siis meil on siuksed vahepeal siuksed diskussioonid, et nüüd võistluste õhtul, et mis me teeme, vaata. See on siuke hea siuke asi, mis võiks alati kuklas olla, vaata, et kuhu me sööma lähme, kuhu me jooma lähme. Põhimõtteliselt see on selline nagu umbes bingo loto võidu jagamine ilma võiduta. Jagame siin karunahku juba. Et tegelikult tuleks nagu sinna võistlus. Aga mingi plaan vist pikk olema. Fantaasia. Aitab nagu päevast läbi minna. Täpselt, jah. Ja siukest meile jutt-trenniks fantaseeriks. Eile küll ei kirjutanud selle õhtu, aga ma läksin peale trenni. Ma ei tea, miks sattusin kogemata jälle vaatama 50 000 kilokaari. Erik tee elektrik või? Mitte elektrik, see oli mingi Briti mingi habemik, kes on ka mingi toidu siis võistleja. Võistlussööja. Kui huvitav asi, mis ma olen ennast avastanud paar korda tegemas, et vaatan, kuidas teised teevad mingeid absurdseid toidusöömist challenge'id. See on jah siuke asi, mida see isegi mingis mõttes on siuke, et sa piinad iseennast, aga mingis mõttes on see siuke mingit rahuldust pakub küll, jah. Mingit rahuldust, et olgu kas see on pärast see, mis tal nagu pikali maas seal ütleb, et ei, see ei olnud seda väärt, et siis on hea tunne, et ja ma tean, et see on seda väärt. Kuigi mul endal nagu ei ole üldse siukseid, väga ei ole selliseid, ma ei tea, cravingud või mis ennem rääkisime, see suhkru teema minul. Et oli jaanipäev, käisin ühe sõbra juures, siis nimetan see nime ka, käisin Miku juures jaanipäev grilli tegemas. Mikk andis Tammele veini juua natukene. Ja tegelikult on niimoodi, et ma enam tean nagu enda alkoholi piiri ja see oli siuke piir, et nagu, et siis midagi kätti läheks ja kukuks nagu rumaluse tegema. Lihtsalt selline, mul on enda siuke piir välja kujunenud, et kui ma joon nii vähe, siis ma tean, et mul järgmine päev on nagu hea olla, et ei ole mingit selliseid nii-öelda backlash ega midagi. Et järgmine päev saab isegi võib-olla trenni minna. Aga siis oligi, et Mikk andis mulle veel ekstra veini pool uudelit juua. Siis järgmine päev oli tohutult halb olla. Et see dieedil olles ka vaata.
siis keha nagu reageerib teistmoodi ja ma ei tea, mis siis oli, et ma hästi palju on suhkru kohta uurinud ja värki, et see on hästi halb, et suhkur on põhimõtteliselt nagu alkohol, samamoodi nagu kehas toimib, aga see siis purju ei jää. Ja siis niisugune jaanipäeva õhtune ja selle järgne pohmell, siis ma otsustasin, et aitab. Ma enam suhkrut ei taha tarbida ja alkoholi ka ei taha juua. Aga kuna see on niisugune tähtajatu eesmärk endale seatud, siis täna on septembrikuu, 7. september ja pole siiamaani nagu suhkrut söönud, et see tähendab siis seda, et kõik, mis ma poest ostan, on ilma lisatud suhkruta. See on just see märksõna, et lisatud suhkur, et puuviljad ja kõik nagu on pain. Et just see lisatud suhkruta ja siis ka mahlane keelatud, ehk siis suhkrut, kust on eemaldatud kiudaineid, et neid ka ma ei tarbi. Et see niisugune, ma ei tea, tähtajatu katse, kas mu elukvaliteet paraneb või kvaliteet ei parane, seda ma ei oska nagu öelda. Ise ma olen ilgelt rahul, et nagu mingid kuidagi, et see on, kuna ma tean, et mul on suhkur niikuinii keelatud, keelatud ka, et ei ole keelatud, pikki peab ma tahan oma eluga. Aga hetkel on niisuguse nagu võtnud sellise eesmärgi, et nagu keelatud, oskan seda sõna, siis absoluutselt tekkinud isu mingit komme ja McDonaldsit midagi süüa. Selles mõttes on nagu mõnus kaitsemehhanism, et on üldse nagu keelatud teisel tasemel, mitte selle pärast, et ma ei tohi nagu kilokalorit minna. Aga aga mõnes mõttes selle teeb see nagu dieedi keerulisemaks. Et selline mingi maitse palett on mingil määral nagu vähenenud suhkruses, et mingid ketšupeid ja asju ja ikka annab leida toitu, kus ei ole lisatud suhkrut. Kui sa vaatad neid kas tavalisi mingi fileesinke, siis seal enamustel on koostises on, ma ei tea, suhkrusiirup või dekstroos või mis iganes tavaline suhkur lihtsalt kirjutatud sinna. Et ma mõtlesin nagu elan oma elu keerulisemaks. Jällegi eksperimente teha, saad targemaks, saad järeldused teha. Et see on kindlasti üks eksperiment, mis nagu, ta ei saa halvasti mõjuda. Kuna kuidagi ma tegin see otsus tuli kuidagi nii loomulikult ja enda mingit nagu karistust ei seadnud ja siukest siis kuidagi iseenda pärast üritan seda teha ja pole vist kunagi mingit asjast nagu niimoodi loobud nii nagu kergekäeliselt, kuidagi nii nagu mõnusalt. Mul jälle, mina elan paralleeluniversumis. Ma isegi mõni päev sunnin ennast suhkrut sööma. Sest et nagu ma olen ka esimeses selles Raspõlev videos rääkisin, et minu jaoks need binge'id ja asjad, mis tulevad, ongi tegelikult tingitud sellest, et mul ei ole mitte kõht tühi, vaid ongi see, et ma keelan midagi endale. Ja täna alustasin oma hommikut 3 tükki šokolaadi ja siis üks mingi 20-grammine sefiiritükk. Ma üldse sefiire, seda teemat ma ei hakka üldse puutuma, see nali pole lahe enam. Aga ühesõnaga jah. Sõid hommikul sellepärast, et sul reaalselt maitses see. Jah, täpselt. Ja ma sõingi siuke 200 kilokalorit sisse omal hommikul. Ja nüüd ma tean, et täna, ma ei tea, kas ma veel söön midagi magusat, aga point ongi selles, et minu puhul ma ei võta teda meelega välja, sellepärast, et ma tean, et see on nagu üks asi, mis mind hetkel nagu koos hoiab. Et see ongi puhtalt minu selline. Ma tunnen ennast piisavalt hästi, et kui ma lihtsalt praegu võtaks selle suhkru välja ja siis 28. oktoober oleks oi plää lihtsalt, see oleks nagu reaalselt, ma tean, mis siis juhtub. Pauk käib siis? Pauk käib ja siis üles ärkad paugus, siis oled nii palju juurde võtnud, et tossud ei lähe enam jalga. Ühesõnaga, see on jah minu selline samas, kuidas ma nagu sinna, mis mu ette valmistus, siis kuna see oli lihtsalt hommikul pohmaga otsustatud otsus, siis loomulikult see on nagu ette valmistatud otsus. Aga üleüldiselt nagu mu toitumine on olnud suhteliselt selline, juba eelnevalt ma olen juba paaril aastal siis juba üritanud vältida suhkurt maksimaalselt minimaalselt või kuidas iganes. Et üldiselt ikka vaatan tooted, kus lisatud suhkurt ei oleks nii palju.
et siis see nagu ülemineku protsess oli nagu suhteliselt väike võrreldes mõne teise inimesega. Et ma niikuinii varem ketšupit ka väga ei söönud. Või kui ma valisin mingit pelmeene, ma valisin just vähe. Või juba varem tegin neid valikuid. Õnnesepikut sõin vanasti, et nagu see oli ikka puhtalt sellepärast, et sai kõige vähem suhkurt. Ma olen seda aastaid teinud. Et siis see oligi minu jaoks see üliväike hüppe. Et pigem jah, minu jaoks vanast suhkur oligi see, et ma võtsin vahest mingi Snickers või pantimiseks. Aga nüüd ma võtsin nagu täiesti välja. Ma ei tea, siis kui nagu sina välja võtsid ja hakkasid vaatama seda, siis nagu ma ise ka hakkasin selle suhkrusisaldusele natuke rohkem tähelepanu pöörama. Siis mäletad, vaata need jaanipäeval olid need näkileivad, need Fatseri omad, need mustad. No ütleme nii, et parema maitsega leiba ei ole lihtsalt mina maitsenud. Ja need näkileivad ja siis hakkad vaatama, mis sealt koostis on. Ja siis sa saad aru, et seal on 100 grammi kohta nagu mingi 7 grammi suhkrut. Ja see pakk ise on nagu mingi 200 grammi, ehk siis on nagu leivapakis on 15 grammi suhkrut ja siis siis sa nagu hakkad aru saama, see on isegi hästi. See on isegi hästi, ma just mõtlesin aga sama. See tegelikult ongi see, et sellepärast nad nii hästi maitsevadki, et tekitavad selle dopamiini lahti laskmise, kuidas mitte selle dopamiin tekib sul vähem, mis tekitab sul seda heaolu hormooni. Et see on sellest, seda võib jälgida, aga jällegi kõik taandub sellele, et mul oli nagu mõned kohad, kus nagu veits hakkas, kui ma hakkasin nagu süübima, vaatasin, et sinepis on nagu koostisosana on suhkur nagu esimesel kohal, siis mul nagu hakkas veits kapis ära, et mis toimub. Et sinepis on jah, mõne osadel, ütlevad seal osad toovad vee ja siis panevad suhkur, aga ma ütleks, see on cheatimine, et vett nagu koostisosaks tuua, et see on natuke see on veits. Et see ilmselgelt on ju seal sinepi pulber, vesi, suhkur ja siis mingid maitse lõhnaained on ju. Ja et ketšupis, see on nagu vana saladus, et kõik teavad, et ketšupis on nagu tohutult suhkurt sees on ju. Et rääkimata nendest, mis on siis magus barbecue mingid kastmed, et see on täiesti pekkis, see on nagu hullult. Et selle suhkruga üritatakse, sest see näiteks kui on mingid nii-öelda teravad ketšupis, teravad maitset nagu alla tuua. Ja siis saab kõik olla vabalt, ma ei tea, 40 grammi või 100 grammi kohta. Et see on päris hull, et see suhkur on jõudnud igale poole nagu meie toiduainetesse ja just nagu kaine mõistused, et siin soola on toitud, millest mis seda vaja on. Aga jah, nii, see on igal pool jõudnud ja siis lõpuks päeva lõpuks sul on selline korralik port suhkrust sisse söödud, enne see teadmata. Ja tihti inimene väida, et ma ei söö üldse palju suhkrut. Aga lihtsalt jah, võib öelda, et ta teadlikult sööb palju suhkrut. See võib-olla ongi see, et see tõstab sinu eneseteadlikkust. Isegi kui sa päeva lõpus sööd seda suhkrut, siis sa tead, kus see on, kus sa saad seda, palju seda saad, et see on juba põhimõte, kas sa sööd seda või mitte. Aga seda, et nüüd ma ütlen, ma ei söö üldse suhkrut ja siis sul tuleb nagu mingi pauk, et oih, et ma ikkagi mingi 70 grammi sain siit päeva jooksul, mitte kuskilt, vaata, et siis on nagu, ongi, et pead teadma, mis sa teed, kuidas teed ja siis ongi. Mul ka see suhkur osas ka nagu tähtega ole pannud, nagu mitu korda on nagu rääkinud. Sellega ei tohigi panna. Ei tohi vist jah, et siis hakkab selline, tekib selline tunne, et ma vist enam kunagi suhkurt ei saa, et see on elu läbi. Ja pluss oli üks eesmärk oli see ka, et ma siis nagu sellest suhkrust loobusin. Et mis tihti juhtub, ma ei tea, saab suitsetamist maha jätta, asendab mokatubakaga, asendab alkoholiga. Ühesõnaga, ma lubasin enda, et ma ei tee mingit asendust ka. Ehk siis ma ei hakka mingit suhkru asendajaid ja mingit sukast nagu möga sisse sellepärast sööma. Et nii kui oli, et lõpetas suhkru söömise ja mul on kodus suhkru asendajad, ma olen seda paar korda kasutanud, aga ma tegin enda kokkuleppe, et ma ei hakka seda igapäevaselt kasutama, et selles mõttes asendus. Ja üleüldse mingi esimesed 1,5 kuud ma ei kasutanud nagu kordagi. Et lihtsalt mingi hetk ma uurisin ka selle kohta mingi rüklitool on selle asja nimi, et peaks olema päris decent suhkru asendaja. Ta loomulikult ei ole, ta on pool ainult suhkru magusest, et seda tuleb rohkem kasutada.
ma tean, kes küpsetavad suhkruvabalt, näiteks Oivaline minu arust kasutab seda oma tortidel. Eritutul või? Jah, sama asja. Ja see on hästi lahe, et see on nagu, mis minu jaoks on nagu hämmastav, kui ma seda ostsin poest lahti kodus tegema, et ta on suhkru tekstuur ka. Visuaalselt näeb nagu sarnane välja, kugiseb näpu vahel ja see oli äge. Et ei ole mingi, ma ei tea, suhkrusiirup, mis on siis nagu 1000 korda magus nagu suhkur on ju. Et paned selle tilga ja siis segad selle kohtu siis ära, et see, mis on nagu see päris lahe. Peale seda eksperimenti, et sul oleks seda võrdluskohta, et hakka alkohoolikuks. Tee sükest heavy drinkingut mingi paar aastat ja siis ürita sellest loobuda, vaata. Ja siis sa saad tuua paralleeli, kuidas see võrdlus suhkruga. Ma usun, et sul see nii lihtsalt ei läheks enam. Mul hakkab endast kahju, et mul on enda suhtes on moraali tase veits kõrge, ma ei suuda vist seal läbi minna. Aga anyway. Hea challenge, mida välja pakkuda. Anyway. Enne, kui me sõime, siis me nagu arutasime niimoodi pealiskaudselt sellist asja, et nüüd, kui sa valmistud, sul on nagu endal mingi selline suurem pilt. Sa kujutad, sa ikkagi sa visualiseerid ikkagi ennast nagu mingisse punkti, mida sa tahad siis täita. Ja alati nagu tegelikult nüüd kulturismis sul on küll mehed, kes seisavad su kõrval. Sa võistled nendega tiitli nimel, aga vaata, vahest sa võidad neid, aga sa ei võida ise ennast. Selles suhtes jah, siis kui sa oled nemad ära võitnud, siis sa juba ei taha tunnistada, et sa tegelikult ei võitnud ise ennast. Aga mul küll jah, selles suhtes, et see on nagu öeldud, see on nagu tõsine õigus, et mul on see järjekord, mul oli nagu teine, et kõigepealt ma lähen sinna iseennast võitsma ja siis mina leian, et kui ma juba iseenda suudan ära võita, siis nendest meestest pole veel mingit vastast enam, on ju. Aga mingi realiteet on nagu tekkinud, et ma ei suuda seda nii-öelda siis iseenda võitu, ma ei suuda tagada. Ja siis hakkad nagu mõnes mõttes nagu endast nagu kahtlema juba. Et kas tundub, et nendest meestest on nagu vastased ka tekkinud. Et kes meil siin, me oleme, Mikk on juuniorist all nagu eraldi nagu klassikat ei ole, kes ei tea, siis ma ise võistlen nagu klassikalises kulturismis. Ja seal on nagu, on inimesi küll, on ju. Et Siim Savisaar ja siis on Siim Veri võistleb ja ma ei tea, mis Vähi teeb. Vähi vist ta võistleb selle vanurite kategoorias. Aga tema näiteks võitis küll mind eelmine kord. Ja siis Tartust oli see kutt, kes tookord overalli võitis klassikas. Ma mäletan, mis ta nimi oli. Ühesõnaga, on mehi. Mis mõttes, et nagu 2 aastat tagasi... Rain Kuusnõmm, Anissimo. Ja et 2 aastat tagasi ainuüksi laval oli juba nagu 3 meest, kes oli nagu minust eespool. Et siis mul oli nagu loomulikult hea, ma sain öelda, et ma olen juunior, nüüd ma ei tahtnud minust ees olema. Aga nüüd on nagu see pulk ka vahelt ära võetud, nüüd ma olen nagu ka mees ja veits on selline, et kui äkki ei tulegi ära. Äkki ei tulegi see võit ära, et see nagu... Aga sellega nagu, kui ma hakkasin nagu valmistama, siis nagu sellega sai nagu arvestatud mingil määral, on ju. Aga eks näis, mis saab, see on nagu, jah. No see, ütleme, et sinu puhul see on see, et sa oled juba ennast ajalooraamatusse kirjutanud Eesti meistrina, isegi mitte on ju juunioris nüüd, et sul on nagu hea, võib-olla lihtne iseendaga võistelda, kuna sa oled juba nagu sellise tiitli omandanud, vaata. Et ma olen ikkagi, jah, et kui võtta nüüd see, et kui ma astusin 19-aastasena oma esimesest võistlust maha, lihtsalt rõvedalt sõin sitta seal, selles suhtes, et vastas oli Siim Kellner. Imelik. Seal kuskil. Just see. Vastas oli Siim Kellner ja Rainer Palm. Mina seal... See Palm, sellel on päris hea füüsis. Palm on ülikõva, jah, selles võistlane. Et igastahes, jah, see nagu... Siis kui ma astusin sealt lavalt maha 19-aastasena, siis ma nagu see
pilt, millena ma kujutasin ennast, et kui ma nüüd teen 4 aastat niimoodi trenni ja lähen no lihtsalt kuradi Phil Heathil oleks lihtsalt jalaga pannud, lihtsalt lükanud lavalt maha, vaat siuke pilt. No ma päris nagu nii nahhaal selles mõttes ei olnud ja niimoodi noh, selles suhtes, aga ma saan aru, mis sa mõtlesid ja noh, selles mõttes sellise, no mõnes mõttes sellise hooga tuleb nagu peale lennata ka, nii et kui sa lähed sinna niimoodi, kartlikult ja niimoodi peale, siis sealt ei saagi nagu midagi väga hullu tulla. No siis jah, 4 aastat hiljem on nagu ilmselgelt see, et elu on nagu nii palju vahele tulnud, et kui ma võtan nüüd oma 2016 aasta, kus ma põhimõtteliselt ei saanud trenni teha, siis nagu oli täiesti 0 aasta ja nüüd selle pealt nagu oma siin viimane juuniori aasta näidata nagu mingit sellist, üritada näidata sellist pilti, mille ma kunagi olen endale loonud, nagu kindlasti see pilt on alati nagu eksitav, et no see on elu pluss nagu ütlist nagu alguses see võib olla, kus see lihasmass on väike, siis sa ei taju seda geneetilise potentsiaali nagu osa seda ka, jah. Et see on nagu trenniks on ju, aga see geneetiline potentsiaal, see on nagu, see peab see olema olemas, on hästi oluline. Et jah, see on nagu kõik need kokku, et tekitab sellise, et sa nagu mingi hetk ongi sul nagu just mitte füüsiline pool, vaid see vaimne pool ongi see, et tekivad igast ärevused ja nii edasi. Vaata, ma olen ka ju kokku võistlusteed läheb 9 kuud, et kui me räägime, et mehed saavad siin 3-4 kuuga ma ei saa aru, väga heasse vormi ja siis noh. Mina seda näiteks mina ei suudaks endale sellist pinget peale panna. Et see, no nüüd, kui sa teed 9 kuud võistlusteeti, lähed lavale ja siis sa nagu ei näe nagu hea välja ja siis tekib küsimus, et nagu mida sa üldse nagu teed selles suhtes, et nüüd lõpukuudel võitled sellise pingega ja nagu see on siuke koht, et metsa vahel hästi vähe lihtne. Jah. Ja egas jah, et see, et sa nagu sa saad ühesõnaga enne võistlused juba aru, et sa nagu ei lõpp-punktis, isegi kui sa nagu väga tahad, et sa ikkagi ei jõua nagu sinna, kus sa ette kujutasid. Et nüüd selle mõttega nagu harjuda niimoodi päev-päevalt, et see on siuke asi, mis nagu sunnib nagu rohkem tegema kindlasti, aga ega see nagu mingit eneserahu, et sa ei lähe ükski päev magama, mina näiteks ei lähe magama nagu rahuliku südamega. Ma lähen voodisse, ma mingi 1,5 tundi lihtsalt mõtlen mingeid pseudomõtteid, mingid ärevus, mingeid, ma ei tea, mis asju. Selle tühise poole päeva pärast, mis seda laval pead olema. Vaata, palju see muutab sõu. Jah, täpselt, et jah, see on siuke asi, millega tuleb nagu pidevat mõttetööd teha, et kuidas sa lähed lavale, ütled nii, et ma nagu ei ole see, mis ma võisin olla. Samas kulturismiga ongi see asi, et alalt on ta selline, et tihtipeale ongi näiteks siuke Oti-sugune mees on ju, ja siis tuleb ja hoiab lihtsalt nagu 20 aastat hoiab sul seda nii-öelda meistertitlit lukust, keegi teine ei saagi sinna. Et kui on mingid teised, näiteks mingi, ma ei tea, motosport, mis iganes on ju, siis võib ikka juhtuda see, et õnn ja sellised mingid asjad on ju, et üleüldiselt kulturismis pole nagu õnnega midagi tegemist. Õnnega on seal nagu suhteliselt väike püskmine. See ongi see, et nagu oled jalgpalliplatsil, vaata, sa mõtled jooksvalt, nagu sa teed jooksvalt, see, mis mängu tulemus sõltub sellest, mis sa nagu seal koha peal tead, vaata. Kulturismis ongi see, et see on nagu, sa lähed lavale ja siis ongi nagu, sa lihtsalt, sa tead juba. Sa tead, et saad lutti. Sa saad lutti, aga sa tead, mis sealt tuleb, et seal ei ole mingit sükst, lähed lavale ja mõtled, et okei, et äkki joppab. Et äkki ma olen heas vormis. See on hästi raske ala, et kui sul nagu geneetiliselt ei ole sul vedanud või siis teisel vennal on lihtsalt nii palju parem, et see võidki vist olla terve elu teine, 3., 4. Terve elu on võistleja, mitte kunagi ei ole võitja. Et see mõttes on nagu karm ala millegi tegeleda, et siuke närvipinge, närvi nagu kavab päris hea olema. Et kas siis osata ennast nagu analüüsida on ju. Vaadata ennast kõrvalt nagu hästi kaine pilguga, vaata, et jah, siin alal on tegelikult need inimesed, kes nagu on üsna siuksed impulsiivsed ja hästi siuksed muutlikud just mõtte poolest, et see on jah, ilmselt üks asi, mida selle alaga on väga raske, et kes nagu muudavad oma meelt ja lähen lavale, ei lähe, teen vormi, ei tee, vaata, olen hea, ei ole, et siukseid nagu mõtteid ei ole, sa pead täpselt teadma, et see ei ole hea ja see ei ole hea, aga nagu
täidad oma plaani järk-järgult. Et selles mõttes on ka, et enne kui ma olin noorem, siis ma mõtlesin, et ma löön kõik uksed jalaga lahti. Ja siis vaatad teisi noori, kes on võib-olla 19 ja 20, siis vaatad need füüsiliselt, lihtsalt ei ole midagi teha, nendel on nagu geneetiliselt on nagu lihtsalt nii jõhker eelis. Nii on. Aga samas see ei vähenda ka seda, et vaeva seal alal ei pea nägema, isegi need, kes ei ole nagu, need, kes isegi 5. tulevad, et ta võib-olla nägi minust rohkem vaeva isegi. No tegelikult oleks tore mõelda, et kui sa laval jääd, ei võida, siis tore oleks mõelda, et see mees, kes võitis, tegi sinust rohkem tööd, sest et siis on see nagu tulemus aus, vaata. Jah. Et mina tahaks küll niimoodi mõelda, et no ma ühesõnaga see mõte juba, et ma jään 2., 3., 4., see mõte juba ise ajab mind närvi, mitte et ma oleksin kuidagi egoistlik, lihtsalt ma tahan seda nii väga, vaata. Aga nagu sa pead ikkagi selle mõttega nagu ennast harjutama mingis mõttes, et siis kui nagu jääd 4., et sa... Et siis su lava peal ei viskaks pilti et taskus, ei ole seda vau-efekti ja sa restardis ei käiks. Et sa ei julge oma kodust 2 nädalat välja tulla peale seda, kui sa 4. jäid, et sa lihtsalt... Ja olgem ausad, sest et jah, kulturism on selline ala, kus pannakse mingi mõnusalt nagu pinget peale, vaata. Küsitakse, kuidas vorm on ja nii edasi, et selline... Ja siis, et 4. siis mis juhtus? Mis juhtus, jah, ma ei tea. Nagu 9 kuud nagu valmisin, aga mis juhtus, seda nagu ei tea, vaata. No. Pigem ongi see, pigem siis võib-olla ma ei tea noortematele, kes esimest korda võistlevad. Vaata, kui ühel noorel on nii palju järjepidevust, et terve meie see tänane video lõpuni vaata, siis neil on suur võimalus, et nad kulturistina õnnestuvad, vaata. Sest et selle kõiki mõtete jälgimine niimoodi jooksvalt 2 tunni vältel, see nõuab juba sellist väga järjekindlust. Isegi sa pead telefoni taskusse, siis pilti ei vaata, sul teed kardiot ise valmis lüstitaks ja sa kuuled selle lõppu, siis see on saavutus. See on saavutus. Niisama, jah, siin rändime, ma ei tea, kas seda veel juhtub, aga iseenesest on tore. Jaa, selles suhtes, et sa nagu nii kõnnid terve päev ringi ja sul on nagu eriti need enne võistlused, sul on nagu nii palju mõtteid, mida sa jagad iseendaga, et sul on nagu üks level veel edasi, sa oleks lihtsalt siuke hull, kes käib tänaval ja räägib oma ette, vaata. Pulk on käes. Pulk, et see vahest niimoodi kaamerasse suht toorelt ja ausalt panna on siuke vabastav. Seda ka, jah. Huvitav on see, et nagu kulturism on veel ka selline spordiala, et sa teed selle 2 tundi nagu, ma ei tea, 2 tundi või 1,5 tundi trenni päevas ära, siis nagu loodud saad toituda ja puhata ja värki, aga sa nagu saa rohkem midagi teha, on ju. Jaa, täpselt, jah. Ja siis hakkad hästi palju nagu analüüsima ja mõtlema ja tihti peale millegi pärast nagu need ja siis sa järsku arvastad, et teemad on näinud üldse nagu trennis sul enda peast sinust kaugemale ja mingeid teisi asju nagu analüüsid ja et ise ka nagu näinud, kas see mõttemaailm nagu avanenud sellega. Kuhu me kõnnime üldse? Ei tea. Pean taksomale lihtsalt kuskile metsa kutsuma pärast ma koju saan. Ei, selles mõttes, et mul tean täpselt, kus me oleme. Mingi hetk hakkab nagu tagasi keerama. Jaa. Vot. Aga ma ei tea, tõmbame kokku või äkki rohkem ei händlime ära seda. See on päris palju vaatamist ja editamist ja kulka suht madala vajunud. See lai on. Loodan, et on lai piisalt, jah. Aga ma ei tea, kui ma ei tea, kommenteeri Saabas, kui sa vaatasid selle nagu video lõpuni, siis me näeme nii-öelda neid üksikuid inimesi, kes on lõppu... Paar Saabast äkki tuleb. Paar Saabast tuleb kokku äkki siin alla. Et siis me näeme, kes vaatas lõpuni. Ja see, kes niimoodi skipis täpselt selle kohani, mõni klõpsite Saabas, siis noh... Pane kollane Saabas. Vahest tuleb peab vedama sul, sest et noh, kulturismis sul nii ja et saad siin cheatida. Jah, aga kõik, kes meiega kaasa mõtlesid ja siis ma arvan, et siin võtame kokku selle. 2 saabast metsa vahel. 2 saabast metsa vahel. Ei mõelnud midagi läbi, mis mõtlesin, lihtsalt põlistin puusalt. Et ühesõnaga järgmine kord näete meid paljalt juba 28. oktoober ja siis me näeme, mis kas sõnadel oli mingi mõte taga ka või?
jõudsime kuhugile. Ja üks asi võib olla, et ka, mis ei pane veel lukku ära. Paneme ära. Oot, üks asi veel on see, et mis me ka oleme rääkinud ühe korra, et inimesed võib-olla ei julge, sotsiaalne surve üleüldse on päris õudne asi, on ju. Sünnib meid kooli minema. Sellepärast ma käin koolis. Ülikooli minema värk, on ju. Ja samamoodi on selle nii-öelda, kui sa suure sõnaga välja kuulutada, et nüüd ma olen kulturismi ja fitness nagu võistlustada. Ja su tervislik seisund nagu kannatab ja su vaimne seisund kannatab, et siis inimesed ei julge nagu tagasi astuda. Isegi kui nad peaksid. Kui nad peaksid, et sulle vist läheb see teema päris ligidalt mööda, on ju. Et sa, kui sa ju esimest korda võistled, siis sul nagu... Lõpus enam süda ei tahtnud lüüa eriti, aga ikka läks. No sa tegidki selle klassikalise tahan lavale ja crash dieet ja kõik jutud, et said kogu selle nii-öelda kulturismi võlusid nagu tunda. Sellega seonduvalt selleks minu esimese võistlusteedi mõtte jagamiseks tuleks jälle siuke 2 tundi jalutamist teha, et rääkida seal igast huvitavaid asju, aga täna mitte. Jah, et õnneks mõlemal hetkel nagu pooleli kindlasti jäin ju. Oluga, et mõlemad vist oleme aru saanud, et võib-olla ei tule nii hea asi, kui sai loodetud, aga... Aga see on täpselt nagu esimese YouTube'i klipi tegemisega, et sa nagu mäletan, kui ma tegin vlogi, et õnneks tuli suht okei välja, on ju. Vähemalt sõbrad kiitsid. Aga ma mõtlesin, et oi, pläed, keissi naista, et see on mingi laps mu kõrval, on ju. Käin sükest blogi ja möllu, on ju. Läksin koju, vaatasin, mul on mingi 5 mintse eest klippe ja mul on vaja mingi 10 mintse sealt välja võninud. Mõtlesin, et okei, ei olegi nii kerge. See on nagu see, kui me Mikoga tahtsime teha videot, kus me reageerime oma esimesele YouTube'i videole, mis oli jalapäev siis, vaata. Ja siis me while doing it, siis avasime pudeli veini. Ja siis, kui see nagu video sai juba läbi vaadatud, pluss 4 videot veel meie sükst esimesed, siis me olime juba purjus ja siis me läksime linna. Ja siis see video jäi lihtsalt tegemata. Aga olgu, tõmbame lukku ära või? Tõmbame lukku ära. Kommentaarides saabas. Saabas ja kui joppas, siis kollane saabas, kui te niimoodi sutsud. Kuule, teeme, mis teeme või? Anname näiteks, me saame kindlasti lubada, et Georg on nõus. Et võtame randomiga, kes iganes kommenteerib saabas, siis nende vahel valeme kasti vabalt valitud nokatoosid. Tavai, ma võin kas või enda kasti anda. Ma võin kas või enda kasti kanda. Tavai, see motivatsioon. Motivatsioon, kes kommenteerivad saabas, siis mingis kunagi, ma ei tea, kas Insta live kuskil nagu näitame, et me selle reaalselt nagu loosime välja. Meil on viimane treeninglaagri päev on pühapäev, 17. september. Miidil võimegi seda teha? Miidil jah, miks mitte, teeme sükse laivi. Et siis üks saabas saab omale kastinokot. Jah, 2 saapalt. Vot. Olgu, davai. Tšau. Tšau.